Tere tulemast Einil jututuppa, mul on täna külas Oh My Remi ehk Remi Simson, gamer, YouTuber ja livestreamer. Gamer, YouTuber, livestreamer. Oled on ju? Kirjutasin õigesti, notesides enda selle. Miks selline nimi Oh My Remi? Kus tuleb? Nii paljud on uurinud seda. Kas sul naised ka ütlevad sulle, et Oh My Remi? Ausalt öeldes viimasel ajal, millegi pärast. Aga no, kõik teevadki minna Oh My Remini juba. See on nagu, kuidas nüüd öelda, selle viimase aasta-kahe nagu selline peamine, et kõik kutsuvad mind selle järgi. Nagu mu sõbrad, kõik kuradi, kes mind jälgivad, sealt kõik sõbrad, kõik kutsuvad mind põhimõtteliselt Oh My Remiks, mitte niisama Remiks. Kus see nimi tuli nagu, kuidas selle leiutsid? Ma arvan, miks sa panid selle endale? See tuli lihtsalt peast, lihtsalt mõtlesin, et okei, et mul oleks vaja nagu kanali nime muuta, et mingi eelmine nimi oli mul mingi Remi on PC või midagi sellist. Selle ma võtsin põhimõtteliselt nagu enda lemmik YouTuberi järgi, siis mõtlesin, et okei, et see on nagu nii lamp. Mõtle midagi paremat oli, siis mõtlesin, et nagu Oh My Remi nagu, Remi vaata, nagu selline hämmangus, Oh My Remi vaata. Minu Remi tuleb sealt. Põhimõtteliselt ja millist sisu sa toodad YouTube'is? Peamiselt ma olen gaming content ja väga-väga harva on nagu sellised IRL, mingi vlogid või mingi sellised tripivideod siis. Et jah, peamiselt gaming üritan teha nagu sellist nauditavat, mitte väga sellist cringe-fest gamingut ja enamus ongi selline decent. Millal sa üldse videosi tegema hakkasid? Mis aastal või kui vana sa olid? No algselt ma hakkasin tegema vist enda esimese video ma uploadisin äkki mingi 2009 vist äkki või midagi sellist ja see on isegi gaming. See oli siis, kui ma olin veel nagu koolilaps, tegelesin korvpalliga ja siis hea sõbraga. Sa oled päris pikk, jah? Pea 1,90 vist äkki, kui ma eksi. Ja siis läksin, hea sõbraga läksin Hiiumaale ta põhimõtteliselt maakojusse, Kärdlasse. Ja siis tegime seal mingi trickshotte ja see oli selline esimene video, mis on nagu, see on ju päris hea vaata, et jätkab sellega. Ja siis, aga gaming hakkas äkki 2011 vist, siis kui ma sain nagu enda esimese isikliku arvuti. Aga siis ma mõtlesin, et peaks proovima, aga siis ma tegin mingi 800 korda 600 mingi resolutsiooniga, mingi 20 FPS, mingi Arma 2 DayZ, midagi sellist, see oli nagu mina olin harjunud sellega ja need, kes mind vaatasid alla mingi 10-20 inimest, ütlesid, et okei, seda kannatab. Video oli ka siis nagu selles resolutsioonis? Jah, põhimõtteliselt see aeg vaata ei olnud nagu seda HD võimalust väga vaata. Tihti sa sisu toodad üldse nagu? No ma üritan nii tihti, kui ma saan, mul ei ole nagu kindlat kava, et töö kõrvalt, peale tööl ma tavaliselt öösiti rekordin ja siis järgmiseks päevak üritan nagu välja panna mingi episoodi või mingi video või siis olen näiteks ette rekordinud mitu videot näiteks mille kohta, näiteks mingi, näiteks praegult Red Dead Redemption 2, ma teen sellest nagu seeriat, et mul on nagu äkki mingi 10-15 episoodi valmis rekorditud, renderdatud, lihtsalt ootavad uploadimist. Schedule'id ka neid nagu kasutad seda schedule värki? Ja ma tavaliselt olengi nii teinud, et öösel panen uploadima ja siis panen nii-öelda private peale, panen schedule ala mingi kell 4 päeva näiteks, siis on nagu see HD kõik väljas, 1440p reso olemas ja siis nagu kannatab. Sest ma ei ole selline, kes laseb nagu kohe, kui uploaded paneb kohe välja, et mingi 360p, et kes ikka vaatab nagu mingi pixelated shit. Kus sa tööl käid? Siin tähelt väga ligidal kuradi Peeter Pitsas. Pitsapoiss olen juba viimased 3 aastat olnud. Kuuli vähe ei taha neil lasta või? No viimasel tahaks küll tead natuken. See on nagu selline, et vahest on see hea, aga siis hakkad mõtlema selle öötööle. See öötöö on selline asi, mis mulle väga meeldi, kui sa paned mingi 5 ööd järjest. See on selline asi, mis... Et sa teed seal seda ka? Jah, mul on nagu... vahest hommikuvahetused kella 5-ni ja siis vahest olen nii, et ma tulen kella 5-st ja olen kella 1-ni või kella 3-ni olev, mis päev muidugi on. Sul on sitaks jäme hääl, nagu madal hääl. Nagu tämber on, nagu rets tämber on sul. Sa oled äkki mingi 2000 inimene, kes seda... Arvata on, see on nagu esimene asi, mida sa tähele paned nagu sinus või mida inimene võib tähele panna sinus. Ja see oli esimene asi, mida ma panin tähele, kui ma läksin su kanalile. Ma vaatasin, mis vend see on, sest ma olen aus, ma ei teadnud sest midagi. Ma ei tea üldse, ma olen irrelevantne nagu ma olen, minu jaoks on kõik irrelevantseks muutunud, sellepärast ka, ma olen nagu kuidagi outsideriks läinud, nagu muutunud ja
ma nagu üldse ei ole nagu aja kaasas ja järsku avastan, et mingi perse täis uusi mingeid andekaid inimesed teevad videos ja asju ja mõtlen, mida vittu, vaata. See on nagu natuke humbling tegelikult, sest ma kunagi, kui ma olin nagu YouTube'is sitaks popp, siis mõtlesin, ma olen nagu fucking kuningas, ma olen fucking nagu tough shit, ja siis, aga nüüd nagu on see, et oh fuck, et nagu nii palju minust andekamaid inimesed teevad content'i, et mida vittu, vaata, mida ma üldse nagu mõtlen endast. Ja see oli esimene asi, mis ma nagu kuulsin, oli see, et oh fuck, mis hääl, vaata, ja siis sellepärast ma jäingi kuulama seda, sest et see hääl oli süke, vaata. See on nagu, vaata, miks raadiohääled ka, miks Alex Jones räägib niimoodi 9/11, vaata, sa nagu kuulama, mida vittu, vaata, see nagu tõmbab sisse, ja siis ma arvan, et see on ka üks nagu põhjustest, miks sul on nagu, miks su content nagu popiks on, mis on aidanud sul contenti popiks saada, on see hääl. See hääl on väga tähtis. Selline bassirikas ja selline nauditav. Inimene kuulama, No see hääl on mul olnud äkki juba, ma ei tea, mul häälemurrel äkki siis, kui mul 13 ja sellest aastast ma olengi selline üsna selline aina jämedamaks hääl läinud. Kus see tuleb? Isa räägib ka niimoodi? Ma ei teagi, ei ole vist. See on lihtsalt, ma arvan, et niisama tund. Ma ei ole nagu väga üldse mingi laulja olnud, aga midagi sellist, mingi hääle, sellise asju teinud lihtsalt nagu tere, ma tahaks ka sükst häält enda. Kus sa said see tere? Lihtsalt karju täiega, nii et sul hääl ära läheb, vaata kogu aeg. Käi mingi klubide saata, hüppa täiega, vaja pidu, karju. Siis kui mul hääl ära läheb niimoodi, siis ma täiega naudin seda, ma mingi mine, saaks ma lihtsalt kuidagi nagu jätta seda niimoodi, sest et ma nagu kohe nagu enesekindlus tõuseb ja ma olen nagu fuck, no ma olen sitaks kõva mees, vaata, ma olen jumal nagu kuskil mehina, vaata. Hommikuti vannitoos lähed karjud, vaata, paad uks kinni, lihtsalt karjud ja siis lähed enda päeva tõttega, ma olen jõu, et noh, kuidas läheb siis, et mitte mingi jõu, noh, mis läheb, vaata. See on huvitav, et nagu on teatud asjad, mis nagu meestes enesekindlust tõstavad. Üks on see, et sul on mingi süke hääl, vaata, siis on habe. Sul peab olema habe. Ma mäletan, kui mul habet ei kasva, ma nägin unes kogu aeg, et mul on habe ja see oli nagu the greatest feeling ever, nagu see oli nii hea, mul oli nagu nii enesekindlust tõusis nii hullult. No siis saab vanus ka, vaata. Sa mõtled, nagu mul kasvab mingi kitsevitsin põhimõtteliselt, vaata. Mul nagu midagi hakkasin kasvama, aga mõtled nagu kui mul oleks näiteks, läheksin mõnus selline kuradi paks, mingi jõuluvana habe, vaata, siis mõtled, noh, see lisaks äkki mingi 20 aastat vanust juurde, vaata, ja nagu inimesed võtavad seda habeme kasvamist, nagu kui see on kontrolli all, vaata, võtavad seda kui nagu inimene, kes nagu kannab enda eest hoolt või kõik sellist, vaata. Ja on elu näinud ja on intelligentne ja mehine, täiskasvunud ja kuidagi siuke aga naistel tegelikult ma avastasin, et tegelikult naistel enamust oli meeldi habemes midagi pärast nagu, et see on mingi meeste enda teema, et nad tahavad, et mul oleks habe, vaata, mees, ma olen viking, vaata, aga naised on mingi Dan Bilzerian või kes iganes seda, see pokkerimäng raha, vaata, no see raha, aga see habe, vaata, see on nagu sellega võib mingi saia ligata väikestest juba aga kui ta raha ei oleks tere, siis nagu ma ei usu, et tal nii palju naisi oleks, vaata, sest et nagu see hirmutab, ma arvan, veits naisi habe, vaata. Ma ütlen liiga palju vaata. Mis sinu see süke sõna on, parasiitsõna? Mul see muutub. Ma arvan, et mul äkki mingi aastaka tagasi, mul päris sõna ei olnud, mul oli selline väike ütlus ja see on, kes see teeb nii. Aga see kõik, Isto mõtles välja need ja siis see nagu sõnad. Mina nagu korjasin selle ülesse, mis see lihtsalt jäigi minu juurde lihtsalt mineks ajaks, sest mul oli, selle lausega oli nii, et oligi nii, et ma olin enda pangakaardi näiteks korterikaasle laenanud, et ta võtaks sealt raha välja ja läks võttis, aga tunnustas aparaat, nagu seal kaardi aparaati, kirjutas mul Facebooki, et kuule, et jama on, vaata. Ja ma samal ajal kodus striimisin ja siis umbes 10 minutit ma lihtsalt ütlesin nagu, kes see teeb. Ja siis programmeerisid see endale sisse nagu. Kõik nagu mõtlevadki nüüd, Remi, et kes see teeb nii. Et põhimõtteliselt kasutas seda rohkem kui Isto% ise. Ma arvan küll, jah. Kes ei tea, kes kuulavad ja vaatad, kes ei tea, kes Isto% on Eesti livestreamer, YouTuber ja Remi on siis nagu kollääbinud hästi paljudega. Me oleme eelmise aasta augustist vist, me oleme nagu sõbrunema hakanud, muidugi me teadsimist üksteisest, aga jah, see Gamescomi trip, kus me käisime Hade Taneli, Arturi, eks nii-öelda ta kaameramees, assistent või kes iganes ta on. Istoga läksime sinna Saksamaale autoga
ja seal me hakkasime sõbrunema ja siis peale seda trippi me oleme nagu põhimõtteliselt kogu aeg oleme mingi rääkinud, koos mingi pelanud, no ma olen isegi koos temaga mingi paar mänguvideot teinud, mingi Sea of Thieves'ist mingi kell 5 hommikul, kirjutab mulle Discordi, et kuule, et pela. Läksime ja siis olime lihtsalt mingi 10 hommikul lihtsalt pelasime. See on vaata gameritel nagu hästi hinnatud asi, vaata, või siuke hästi oluline asi, et sul oleks keegi, kes ongi see bro, vaata, kes tuleks suga pelama, et kui sa ütled kell 5 hommikul, pela, siis ta tuleb nagu, back ib sind appi, te olete nagu tiim. See ongi nagu see best duo, vaata. See on nii oluline nagu, mul ei olnud kunagi põhimõtteliselt seda, nagu ma olin üksi teda kogu aeg. Ega mul on ka põhimõtteliselt, Isto põhimõtteliselt ongi nagu ainuke vend, kellega ma põhimõtteliselt nagu öösiti tavaliselt kogu aeg pelan, näiteks ma tulen öösel koju, olen mingi mängu tööle pannud, mingi ühise mängu, mida me mängime, siis kuulen mingi PIN Discordis, mingi heli käib, vaatan, pela. Ja siis olemegi põhimõtteliselt pea kogu aeg pela teinud. Vahest on nii, et muidugi ma korraks panen tööle mängu, et vaadata, kas on midagi muutunud. Olen kinni pannud, olen magama läinud, siis hommikul olen näinud, et Isto on mingi kell 6 hommikul kirjutanud, kuule, pela. Isto oli mul ka kunagi siuke pela buddy, pela bro. Aldur on teine vend, kellega ma tegin Minecrafti videosi. Ta oli ka siuke nagu mina, et jõi 10 tassi kohvi päevas ja siis oli läbi üleval ja siis oli ka samamoodi, et lähme mängime Minecrafti või midagi. Aga nüüd on ajad muutunud nagu, vaata, ma ei mängi ka üldse palju enam. No, ma olen näinud, et sa teed seda GTA roleplay'd, see on ainuke asi, nagu mind teatakse nagu GTA 5 järgi kõige rohkem, vaata, see on selline top of the line mäng, mille järgi mida on vaadatud nii-öelda. Ja siis ma olen üritanud ka seda GTA roleplay'd teha, üks Eesti server oli, kus ma üritasin, aga seal oli see text roleplay, vaata, kõik oli teksti järgi. Jah, Eesti selles serveris on ja seal ei ole heli. Jah, see on nagu, see oli üldse immersive. See heli on nii oluline, see on kõige olulisem. Ja siis see, et sa saad rääkida nagu seal, et inimesed vaatavad sind, su karakteri, siis su suu liigub ja siis sa räägid inimesega. Ja sellepärast mulle siin nii meeldibki, et ma saan näidelda, vaata, sest ma näitleja, see on mu üks lemmik, see on minu kirg ja ma tunnen, et ma saan seal mängida karakteri. Saad kehastada kellegi teist, nagu mõtled, et sa tahad mingi 70 aasta mingi vanamees olla ja siis räägidki nagu olekski mingi kepiga kõndiv vanamees, kes ütleb, et kuule, palun tule appi mul tee aitamisega. Mängid nagu seda rolli seal. Ja siis üks hetk käib plaks, mis sa oled mingi pangarööver, sõidad mingi džiibiga mööda linna ringi ja karjud, et fuck the police põhimõtteliselt. Fuck the police! Ja kui sa käisid Gamescomis, siis Isto oli seal, HD Tanel oli seal, kõik need YouTuberid, kes nagu teevad mängudest nagu sisu. Ja kes seal veel oli? Artur on nagu see Taneli nii-öelda see võibolt assistent, sõber, kes aitab tal enamus asja on aidanud filmida, näiteks kui on kuskil väljas käinud. Oli seal veel mingid YouTuberid? Ei, me neljakesem käisimegi. Aga neljakesem mõttes see oli rohkem, et see oli nagu rohkem. Nagu see, me plaanisime seda rohkem inimesi kutsuda, aga meil oli niigi mingi väike mõttetu Peugeot ja siis sinna oleks nii mahtunud. Okei. Minu jaoks oli see huvitav, kui ma nägin seda, ma pole nagu otsast lõpuni vaadanud, aga ma midagi nagu jump cut'isin ja vaatasin natuke ja oli huvitav see, et HD Tanel elab samas ruumis kuskil Saksamaal, kus Isto protsent on. Et nagu nad ei ole kunagi, nagu HD Tanel ja Isto protsent ei lähe nagu kokku. Ja selle just nagu mõlemad on nagu sellised, et Isto on Isto, vaata, ta paneb puid alla, aga ta siiski nagu üritab natukenegi sõbrundaga nagu inimestega, kellega ta on nagu siiski sõber, vaata, peab nagu sõbralikult kütab puid. Kellega ei ole nagu mingi katastroof juhtud, nagu minul temaga juhtud. Aga kuidas nad läbi said nagu seal? Enamus ajast oli täiesti selline normaalne see. Teatud korrad oli näiteks Räägi mingit dirty, anna mulle dirty, beefy content. Ei, nagu draama. Väga sellist draamat asja olnudki. Enamus oli sellised lihtsalt lambised mingi plõksimised asjad, mis jäid ka mingi Isto striimi, kui ta veel Twitchis oli enne, kui ta bänni sai sealt. Miks ta sai? See on väga mingi kahtlane põhjus. Siis kui me teada saime selle põhjus, siis oli selle pärast, et mingi eelmine Twitchi konto, mis tal oli vist, see oli bänni saanud, perm bänni. Ja siis ta oli selle uuega nii-öelda, selle Isto protsent. Oli saanud unbänni? Vist jah, ja siis see midagi, väga kahtlane oli see igastahes. See on nagu õiglane. Jah, täiesti lambine, aga Twitchi reeglites see, mida ta teeb tegelikult, see on nagu selline, et niikuinii tahaks bänni saanud. Varem või hiljem. Nagu... YouTube on selliste IRL
plõksimist ja content'i jaoks ideaalne koht. Aga Twitch'is on nagu käid ilma särgita ringi, bänned. Või mul ma sain permabänni viimase ma mõtlesin, et ma saan uuesti ennast tõestada, ma saan nagu endale nagu uuesti hakata nagu proovima livestreamima, mis mulle väga meeldib Twitch'is, rohkem kui YouTube'is. Twitch on nagu the place, kui sa tahad livestreamida tegelikult. Ja siis ma hakkasin livestreamima ja üks tüüp tuli mulle külla livestreami, ma läksin vetsu ja olin nagu AFK on ju. Ja siis oli kotte süganud. Vend vist tõusis ja kaamera ees püsti ja siis hakkas kotte sügama. Midagi ma kuulsin, jah. Ja siis mingi, kõik on chill, hakkasin edasi streami järsku, laks, bänn. Offline, mis toimub, disconnect ja inimesed ütlesid, et sa said bänni, ma ütlesin, mida vittu ja siis hakkasin nagu uurima, et miks on ja et mis asja, nagu ma ei teinud mitte midagi ja siis ütlesid mulle, et see vend seal, kes sul kõrval istub, see mingi näppis oma kotte streamis, kui sa olid vetsus ja see hakkas tagasi lükkama ta nimi on Indrek Jarne, Hale Skin on ta see nimi on ju online'is, ma ei usaldaks seda venda. Tule ta hakkas mingi, nagu sorry, nagu mul on pohhu, nagu ma ei ole selline vend, kes tahab draamat tekitada, ma lihtsalt räägin, mida ma mõtlen, nagu ma ei viitsi tagasi hoida ennast. Ta oli mul ka mode ja siis ta hakkas nagu paukuma lampi minuga. Nagu, ta oli nagu, ma ei saanudki aru, kas ta on mu sõber või ei ole mu sõber. Tuli sinna, laenas mulle läpakat ja asju, siis pärast mingi ma kutsin oma sõbra nagu livestreami, tegime GTRP-d, üks norrakas on istus mul seal öösel livestreami, siis hakkas lampi paukuma selle vennaga, saatis putsida, minu jumala hea sõbra, vaata, mis küll, rahul maha, vaata. Mis rahul maha käisin aga putsi, ma ei tea täpselt, aga umbes mingi, see on mingi, mis vend sul seal kõrval istub, et mingi putsi, ma ütlesin, see on mu sõber, mida vittu sa ajad, ja väitu, vaata. Ja siis nüüd ma korraks nagu läksin Isto streami üks päev ja siis vaatan, tüüp lihtsalt istub ja laiutab seal Isto streamis ka lihtsalt, nagu ta on üks nagu neid, kes kõige rohkem see üldse trükib tal seal chatis. Et ta nagu igal pool pressib ennast ja siis nagu kukub mingi paukuma lihtsalt mingi kahtlane vend, nii et ma ei tea, kui ma lihtsalt putting it out there, ma ei usaldaks, kas või Istole, ma ei usaldaks seda venda nagu. Ta nagu poeb perse sulle, aitab sind, annab sulle läpaka ja siis mingi hetke plõks ja hakkab paukuma lamp, jah. No ega kõigil on arvates sellised inimesi olnud nagu enda sõpruskonnas, kes arvad, hea sõber, viimased 6 aastat hea sõber on. Ja siis lambist hakkab mingi ühe teise sõbraga plõksima, siis sa mõtled nagu, tule hakka normaalseks või tõmba nahvi, vaata. Ja enamus kord ma olengi lihtsalt selle, kes seal plõksimis alustab ala see 6 aastat vana sõber. Ta ma olen lihtsalt ütlenud, kuule hakka normaalseks, ma ei viitsi enam, vaata. Ma olen selline, kes üritab nagu mitte draamat tekitada, vaata. Ma vahest võin öelda mingi paar vale sõna, vaata. Aga ma üritan nagu kõik selle korda saada. Aga kui keegi mingi sõpradest hakkab, mingi pauk on mingi teise sõbra, kes mõtleb, kuule ole normaalne või tõmba nahvi, vaata. See mis ma tahtsin öelda see koti teema, et ta sügas neid kotte seal on ja siis ta nagu ütles ka, et ma ei teinud seda, ma niisama mingi kohendasin ja siis, aga terve livestream chat ütles mulle, et ei, ta reaalselt tegi meelega seda umbes, et ta nagu tahtis, et sa saad bänni. Vist nägin su Facebookil olid kirjutamist selle kohta, see oli mingi aasta, 2 tagasi. Lükkab tagasi, jah, see oli mingi paar aasta võib-olla tagasi, lükkab tagasi, siis ongi, et keda sa usaldad, nagu, keda sa reaalselt saad usaldada ja nüüd ma olengi siiamaani sealt bänd, täiesti permabänd, mis on nagu kurb sellepärast, et GTRP on kõige parem Twitch'is teha. No gaming Twitch'is on kõige parem teha. Inimesed leiad sind üles reaalselt. Aga jah, IRL on YouTube. Selle, nagu mul on ka väga palju, no mingi 2 kuud või ma vist streamisin YouTube'is. Noh, muidugi mul oli suurem vaatajaskond, aga see tähendas seda ka, et see chat on rohkem selline toxic ja cancer. Et noh, Twitch'is mul on selline rahulik, ütlema community. Jah, rahulik community. Need, kes viitsivad sinna tulla, need on sellised, kes nagu on normaalsed inimesed, mitte mingi YouTube'is, kes on mingi ema kontoga, täis nimega, mingi Marge, mingi Kalliste või midagi sellist, mingi 11-aastane väike tatikas korb, kuule käi vittu pederast, vaata. Et see on nagu YouTube'is väga fucked up. Ja, kui kes kuulab, et tahab hakata livestreamima või midagi, siis kui teete gaming content'i, tehke Twitch'is. Kui teete midagi ekstreemsemat, siis tehke YouTube'is. Ja sa tegid vlogi siis seal Gamescomil. Jah, need olid väga populaarsed. Enamus põhjus oligi see, et Tanel tegi ka neid, aga Tanel pani mingi iga paari päeva tagant. Ma olin see, kes pani nagu iga päev. Olime nagu hommikul hakkasime, ma hakkasin filmima ja siis õhtul, kui me hotelli või sinna nii-öelda ööbimisse jõudsime, siis ma telos lükkasin kokku, panin uploadi ja enamus kordades ma lihtsalt ütlesin, et okei, et vaadake üle, et oleks midagi sellist, mida te ei taha näha seal, vaata. Sama oli nagu see Listo sünnipäeva sellega. Et
enne kui ma midagi uploadin, siis ma ütlen, et kuule, vaadake üle, et ei ole nagu midagi teile ebameeldivat. Oled sa pidanud kunagi nagu välja lõikama midagi ka või niimoodi? Jah, üsna palju. Nagu Gamescomi ajal vist ei olnudki nii palju. Seal Isto sünnipäeval oli üsna palju sellist asja. Mida pidi välja lõikama? Näiteks. Räägi nüüd, mis see oli? No UBG vaata teema. See üks oli see, et ei tahtnud näha vaata kõik sellist, mida see seal tegi. Right. Ja ainuke asi vist oligi see ühe klipi ma vist pidingi lõikama seal välja, mis oli nagu, ma vist filmisin rahvast seal ja siis üks hetk oli nagu, UBG oli seal natukene ära kassinud ja siis ma lihtsalt lõikasin paar sekundit lühemaks selle klipi. Mis tegi seal siis? Ütles, ma tapan ära? Ei, ta tegi põhimõtteliselt maas fidget spinnerit. Ta oli laksu all põhimõtteliselt. Oli üle tõmmanud ja siis lihtsalt oligi seal mingi tõmmanud ja siis enamus, nagu ma lükkasin kõik klipid kokku ja siis ma saatsin nagu Isto Discordis nii Istole kui siis ta paarile modele, kes nagu nendes klippides oli seal, ütles, et okei, vaadake üle, et kas see on sobilik vaata, mida välja lasta ja kui on, siis andke teada, kui ei ole, et ma removiks midagi, siis lihtsalt tavai öelge. Ma nägin seda livestreami ka, ma vaatasin seda Isto sünnipäeva livestreami. See nagu... Mulle meeldis see, kui Chautseri nuga illi panid. Highlight, see oli selle Isto sünnipäeva highlight. No väga paljud... moment. Näiteks see oli ka selline... sa teed Kodiri ka nii kui nii. Jah, aga Kodiri, ma tean teda nagu... Ma olen lihtsalt kirjutanud tema, me oleme kokku saanud ja ta ei tule kunagi, ma kutsun seda purjekale, vaata, kui kunagi Isto ja Sarrio ja kõik purjetasime, vaata, sina olid seal, ei olnud? Sest et see oli paljud nagu inimesi, kellega ma sain uuesti kokku nüüd hiljuti ja siis ma ei mäletanud, et nad olidki seal, vaata. Ja Kodirit kutsusin ka sinna ja Haade Tanelit ka. Haade Tanel mingi, ei tulnud, on ju, blokkis või niimoodi, aga Kodir nagu ütles, Haade Tanel oli niimoodi nagu ei tahtnud öelda, et ta ei tule, vaata hämas, aga Kodir ütles nagu konkreetselt, ma ei mind ei huvita. Ja täpselt podcastiga on sama, et ma olen Kodirit kutsunud podcast, ütleb sorry, ei huvita, et ta on hästi konkreetne. Ta vaata vähemalt ütleb välja, vaata, et vaata ei ole minu teema väga. Ta ei ole väga sotsiaalne vist või ta ei ole nagu, ta ei tee sotsiaalmeediat selleks, et ta vist ei mõtle, et see võiks olla ta karjäär, vaata. Ta teebki nagu huvi korral, nagu enamus, nagu mina teen näiteks enda seda contenti asja kõike. Aga see Kodiri teema, mis ma hakkasin rääkima, see, et oi kurat, mis nüüd oligi, ma oleks sorry, ma segasin vahele. Segan vahele kogu aeg. Mõtle. Räägi millest, kus ma äkki tuleb meelde. Äkki tuleb meelde. Nüüd ma unustasin, mida mina tahtsin. Mul tuli meelde. Isto sünnipäeva ajal talle kingiti seksnukk, kus oli Kodiri nägu peal. Right. Sa arvatavasti oled näinud või ei ole seda? Jah, nägin jah, peksid seda, lõid seda. Sus lame oli see, kui nad teda lõid rusikaga. Ja paljud, nagu üks osapool võttis seda naljana, aga siis nii-öelda see Kodiri osapool nagu koos tema vaata ütles seda, et see on nagu väga labane nali. See oli labane, jah, minu meelest. Veidi jah, aga... See oleks olnud naljaks, kui nad hakkas seda nussind, aga see, kui nad hakkasid seda taguma, oli minu arust isiklikult, lihtsalt minu arvamus labane, sest et võitluskunstnikuna, eriti labane oli vaadata, et pooled neist ei oskanud lüüagi. Nad olid väga joobes. Ja nagu see, mis seal... Labane oli lüüa teise inimese mingid... No samas see periood, kui see oli, vaata, siis meil oligi selline ala väike mingi draama asi. Right, oleksid võid nikkuda siis seda nagu, miks te lööbid? Make love, not war. Et põhimõtteliselt oligi nii, et ma olid välja suitsule, nad olid selle seksnuku kaasa võtnud, ma olin ka lihtsalt mingi kaasa imbunud, filmisin nagu, mulle pandi see tööta, et saada nii-öelda see filmi vaata seda üritust, vaata Isto üritas streamida, kuigi tal kogu aeg fännid helistasid ja see oli nagu väga fucked up streamis, mingi pea 2000 vaatajat oli ja siis lambist mingi suvakas number helistas, pidi mingi vähemalt 20 numbrit ära blokeerima, see oli väga masendav. Kas see nagu, kas ta ei saanud panna nagu pisi peale, vaata iPhone'il on mingi selline asi, et see pisi peab on? Ta vist ei mõelnud, ta blokkis ära lihtsalt, ta mingi 3 numbrit oli ja need kogu aeg helistasid, lihtsalt blokeeris need ära ja siis oli mingi aeg rahu lihtsalt ja siis ma tean, see nussib ära selle livestreamis isegi... Ja see lapab lihtsalt pausile, seal nagu mingi crashis, vaata, siis plaks 10 sekundit edasi, kus teise nurgas vaata. Ma mäletan ka seda, jah. Ja siis selle sünnipäevaga tuli see Delfi uudis või see, ma ei tea, kas sa lugesid seda, mis seal algselt välja tuli. Tuleta mulle meelde, ma mäletan. Põhimõtteliselt oligi
see oli, ma ei tea, kas see oli päris Delfi või see oli Elu24, oligi mingi kohe põhimõtteliselt järgmine päev või ülejärgmine päev oli uudis kokku keeratud, mingi väga lambine uudis, et mingi noorukid jõid, suitsetasid ja panid rämedat pidu, aga see on tavaline sünnipäev, seal ei olnud mitte ühtegi alaealist ja nagu, miks sa tead, sellisel jah, seal üks oli, aga ta oli ainult turvameestega koos ukse juures, tema andis nagu need käeneid edasi, ta ei joonud, ta ainuke, mis ta ei oli mingi mahl ja vesi. Kõik oli legit. Kõik oli täiesti legit. Isto mõtleb läbi tegelikult asju. Nagu see aasta sünnipäev, tal on turvamehed, ta teab, mis ta tegema peab, ta nagu, kui ta teeb midagi, siis enamus on nagu väga plaanipäraselt, et ta nagu mõtleb, okei, mul on seda vaja, seda on vaja, okei, ma võtan need kõik ära, et ta teeb jah kõik nagu selliste, see sünnipäev ta oli väga, väga nagu õnnestunud, et ei olnud ühtegi mingi debiilikud, kes seal mingi paukuma hakkas. No muidugi paar nagu joobes oli, kes nagu mingi näopuruks kukkus endale. Kas ta palkab neid turvamehi nagu ja need oligi vist, legit turvamehed oligi võtnud. Kuskilt firmast? Arvatavasti, jah. Palju nad maksavad, tead? Pole õrna, aga ma väga juvitan. Isto on nagu mingi celebrity, vaata juba, mingi tüüp mingi palkab turvamehi. Samas palju tal oli seal eelmine aasta mingi pea 100 inimest, siis ta oli äkki suur mingi see üritus, see on nagu suur üritus ja see oli põhimõtteliselt suur üritus, see oli mingi spordisaalis sellis väikses allkorrusel kuskil mingi väga pikk laud oli mingi üle 100 venna oli seal sarjad, kõik need olid istu mingi moded mingi top donatorid olid seal ja midagi sellist üks asi, aga mina, mu sõber Aldur, kes me oleme sellised nagu meile meeldis hubased asjad vaata, siis me vaatasime seda, mõtlesime, et nagu masendav koht nagu, kui nagu meil kassiks ära seal vaata, me hakkaks mingi hubastama seda üritust nagu saad sõpradega vaata, aga kui sa võtad nagu seda, et sa ei tea see on nagu üritus, see on nagu üritus, inimesed küll aga järgmine sünnipäev ta juba planeerib seda või millal tal on üldse? Kui ma eksis, siis toimub 23. novembril, aga ma täpselt ei tea, kus ja see on veel väga selline lahtine asi. Võid talle edasi öelda, sest ma üritan talle vahepeal helistada ja siis ta paneb lihtsalt ära. Aga võid talle edasi öelda, et valigu mingi hubasem koht nagu, sest see tõesti kassis ära, juba laivis oli nagu kass vaadata seda tere. See oli jah, ma arvan, see oligi mingi viimase hetke koht. Ja see oli nagu, siis kui me olime seal oli kogu aeg palav, ta oli nagu need uksed lahti teinud. Ja seal oli nagu, see oligi põhimõtteliselt mingi spordisaalis seal uks, kus me olime, see viis põhimõtteliselt kohe sinna suurel staadionile. Meil oli see uks kogu aeg põhimõtteliselt lahti, kuna seal tõmbas. Nii palju inimesi ka, inimesed olid radiaatorid. Üsna kitsas oli seal, aga ma arvan, et seekord ta teab rohkem, mida teha, vaata. Ma sain ka kutse sinna, ta nagu tegi general kutse, aga nagu ta võivad kutsuski nagu kõik sellised streamerid, youtuberid, kõik asjad. Aga ma ootasin nagu vaata, sest ma mõtlesin, et ta nagu saadab nagu isikliku kutse. Personal, ja ta saatis veel selle nagu, oleks siis selle general kutse saatnud Facebooki kuskil, ta saatis selle Discordi, kus ma ei lugenud siis oma sõnumeid. Ja siis ma nagu türa, ma mõtlesin, et ma hakkasin mõtlema, mida vittu, et meil on nagu, et see oligi peale seda meie beefi, vaata vist, siis ma mõtlesin, et türa, kas meie beef on tõesti nii hull, et ta isi kutsuma sünnipäevale ja siis pärast vaatasin, tegelikult ta kutsus mind. No jah, peamiselt on nagu Discord ongi see, kus peamine see suhtlemine käib, see Facebooki täss on ma hakkasin ka nüüd kasutama seda. Ja Discord on väga selline, vanast oli Teamspeak, nüüd on Discord nagu see uue generatsiooni see chat, vaata, seal nagu kõik saad, no näiteks mul, kui ma uploadin midagi, Discordi tuleb teada kohe kõige esimesena, streamin, teade tuleb, ta on mingi fännidel midagi teada anda, sinna kohe mingi uudist alla teada vaata, et see on nagu väga selline decent asi. Ma vaatasin, kas mul seal, tehnilised asjad, behind scenes. Sa ütled oma YouTube'i kanalis, et sinu kanal on kõige kvaliteetsem gaming kanal Eestis. Kus see väljendub? Nagu, sa tead küll, et HD Tanel on nagu veidi juba D-channel, vaata. HD Tanel on irrelevantne seda öelda. No Draama. No kõik ütled seda juba. Vaadates, et Tanel vaata alustas gaming channelina, aga nüüd ta on nagu, enamus juba teavad, et ta lihtsalt teeb juba for the money, vaata, et tal ei ole seda passionit, vaata. Kui keegi pakub raha, ta teeb video, aga teeb nagu seda, et yes, et mul on selline tunne, et ma võiks nagu mul on midagi öelda. Jah, mul on midagi öelda, vaata. Ma teen mingi sponsor, mingi Sprite'i jaoks video, vaata. Et see on nagu, see ei too sulle rohkem nagu neid teed subscriberid tagasi. Sa pead lihtsalt tegema seda, mis tegi su populaarseks, aga ta ei tee seda. Ja siis nagu see kõige kvaliteetsem ongi selles mõttes, et nagu, muidugi on teisi selliseid aktiivseid gaming channeleid, aga nagu
ma arvan, et ma olen nagu sellised üks kõige kõrgemalt hinnatuid, nagu enamus populaarsemaid Eesti nagu non-gaming channelid asju teavad mind. Istod, Sariod, Luik, kõik sellised vennad teavad nagu millest, et ma olen nagu, noh, ma olen nagu siin vaata, et ma tean, mida ma teen ja ma olen seda juba viimased 7 aastat juba põhimõtteliselt hästi teinud. 7 aastat oledki sisu tootnud? Jah, gamingut. YouTube videosi. Siis kui nagu Eesti, no mina alustasin siis, kui Eesti gaming YouTube oli nagu on top, kus olid kõik need Airplade'id, Surmite'id, GameHard'id ja HD Tanid just. Ja nagu ma hakkasin siis tegema ja noh, siis need surid välja, osad lõpetasid ära, kõik need videokommuunid, kõik need nagu jäid sinna paika ja siis mina olin see, kes lihtsalt tegi oma asju edasi, ma lihtsalt ei saatnud nagu neile nagu sinna videokommuuni neid videos edasi, ma lihtsalt tegin oma teemat, kasvatasin sealt nagu Baateskonda, tükkisid suubid asjad ja et põhimõtteliselt minu kõige suurem kasv ongi tulnud no suurtega koos tegemist, nagu Istoga näiteks. See Gamescomi trip, ma arvan, et selle ajaga kaua see trip kestis alla nädal, 1,5 vist äkki. Selle ajaga mul äkki tuli üle 3000 suubi vist juurde. Lihtsalt nagu nende vlogide pärast. See ongi nagu kollääbimine on nii oluline, see, et sa nagu suhtled ja teed kollääbid ja teed teistega koos ja oled avatud. See nagu, et see ei aita, kui sa... Eriti kui ta on nagu head sõbrad, vaata, siis on nagu plaks. Ja teha uusi sõpru. Uusi, et saab uusi sõpru teha, et see, et kui sa mingi ei, ma tahan 1000 euri või midagi või noh, sellist näide, vaata, ma ei räägi nagu kellegist spetsiifiliselt või siis nagu, et umbes, et ma ei liiguta näppugi, kui ma ei saa raha või mida iganes või et ma olen nagu siin teen oma asja ja ma nagu ei käi kuskil, ma ei lähe et ma ei tule et tõenäoliselt nagu reklaamid edasi vaata, see pole minu teema, kuidas see ei ole sinu teema, kui sa see ongi see, millega sa iga päev tegeled. Peaks ju olema sinu teema. Ja, nagu see Eesti üritus, mis siin 2 nädalat umbes tagasi oli, see Hyperdown. Kõik mina, Istod, Luiget, Sarjad läksime kohale, meil ei maksnud mitte midagi. Me lihtsalt läksime selle pärast sinna, et huvitav üritus. Et olla seal. Jah, saame fännidega korrati kohtuda, reklaamimis seda. Olla olemas. Jah, et tahad meiega kohtuda, tule kohale, osta pilet vaata. Ja väga kõnestanud, oleks Haada Tanel ka sinna tulnud. Ta oleks väga palju kuud karmat saanud juurde. Ta oleks saanud ennast nagu, kuidas öelda, paremini reklaamida. Subscriber ta oleks tekkinud, ta oleks saanud edasi teha seda, mis talle meeldib. Ja oleks saanud rohkem sponsorid ja rohkem raha, mida ta tahab. Rohkem võimalusi oleks tekkinud. Näiteks ma sain vägagi paljud enda näiteks pikaajaliste nagu selliste toetajatega kokku, kes on nagu mu striime vaadanud, kes on nagu mu YouTube'i ka nüüd mitmeid aastaid vaadanud ja näen esimest kord, vaata, sina oled see, vaata. Aga jah, Tanel, ma ei tea, ta lihtsalt mõtleb teistele asjadele, mitte nagu sellelt enda kanalit nagu mida veel tõsta, vaata. Ma saan sellest nagu mingil määral aru ka, et mul on sarnane asi juhtunud, et ma olen juba 30 varsti, ma hakkan juba mõtlema nagu teistele asjadele, kui ma mõtlesin 20-selt. Et mul on vanust juba, vaata, mul on fuck pere ja lapsed ja tulevik ja karjäär ja tegelikult YouTube ei ole kunagi olnud see, et see on mu karjäär või et Eestis on väga raske seda niimoodi võtta karjääri. Ma ei ole kunagi seda isegi uskunud, et seda saab teha, nüüd isegi ma näen, et tegelikult saab, vaata. Aga ma ei ole kunagi nagu sinna poole püüelnud, ma olen alati filme tahtnud teha ja näidelda, aga see on omaette teema, see on omaette raske teema, see nagu tööstus, kuhu sisse saada ja sellepärast ka mul on nagu tekkinud nagu samasugune asi, et kui ma nüüd hakkan süvenema ja keskenduma ja tegema ainult nagu keskenduma sotsiaalmeediale, YouTube'ile ja videotele asjadele, et siis ma teen lihtsalt tasuta sisu, elan oma ema diivanil on ja okei, mine tööle, siis lähen tööle, aga siis ma ei tee sisu, mul pole aega enam. No, minul ongi nii, et ma olen tööl 8 tundi umbes. Mina ei suudaks seda teha, mida sina teed? No see on tavaline, ma olen harjunud, vaata, ma ei ole nagu kunagi nii olnud, et kuradi, mulle antaks kõik kätte, vaata. Ma olen nagu, muidugi ma enda arvuti, see nagu põhimõtteliselt kingiti ja sealt ma hakkasin nagu enda huviala tekitama. Hakkasin tegema enda huviga, samal ma tegin enda tööd edasi. Ma olen nagu kuni mõelnud, okei, ma jätan enda töö sinna, et ma hakkan full-time streameriks vaata. Nagu, või YouTuberiks, see nagu Eestis vaatad. Mingi estimated revenue on 10 toltsi, samal ajal saad pann mingi 20, mingi full high edited videot üles, mõtled, palju see näiteks mis sinu arvates on ülihea video, väga palju aega oled pannud sinna alla, vaatad, 1 sent tulnud, great success, vaata. Et ma teen seda rohkem sellise huvi pärast, vaata, mul on huvi, vaata, ma tahan, et
see positiivne emotsioon, mis sa vastu saad, see vastu. Vaatad kommentaar, vaatad, nice video, Remi, vaata jätka samas inimesed tuleb sa juurde, vaata, suurelt käppa, see emotsioon. Mhm. Kui ma käiksin tööl, ma olen käinud tööl, ma olen proovinud seda, ma tahtsin ära tappa ennast. Aga kui ma käin tööl, siis ma ei tee üldse sisu, ma ei tee üldse midagi, ma eemaldan ennast totaalselt internetis, sest tegelikult minu elu unistus oli kunagi olnud olla mingisugune sisu tootja, vaata. No ega kõigil on, vaata, on mõelnud, vaata neid kordi suuremad mingi PewDiePie asju, vaata, mõtled, vaata, teen mingi miljonid, vaata, miks mina või vaata. Mis sa hakkad, vaata, push'id paar nädalat ennast täielikult. Ja siis vaatad, et sul on mingi 10 subscriberit juurde tulnud äkki. Ja siis vaatad estimate revenue on mingi paar senti, okei, vaata, et ma arvan, et ei ole vist vaata minu teema, vaata. Ja teistis on väga-väga raske. Ainuüksi videote pealt. Jah, muidugi donation nagu streamide ajal. Seal on nagu võimalik, aga sul peab väga selline, mitte selline lapselik vaatajaskond olema. Kuna, sest lapsed ei viska raha. Lastel vaata ei ole nagu nii, et make it rain, vaata. Kui sul on selline vanem vaatajaskond. Narkarid ja joodikud viskavad raha. Seda olen mina õppinud live streamides. No jah, sellepärast on mõistlik öösel streamida. Sest et mul tulid, ma ei tea, minul vähemalt tulid mingisugused tüübid, kes tegid kommi ja LSD-d ja tulid streami mingi kell 3 öösel, läksid lihtsalt lambist viskama lihtsalt iga mingi 10 sekki tagant mingi 5 euri. See on nagu osad vaata tonavadki sellepärast saada mingi huvitavat reaktsiooni vaata välja. Lased oma neid psühhedeelseid muusikat. Mingi 10 tundi mingi trillingut, mingi kuidas keegi trillib seina või midagi sellist. Näiteks osad, millal see oligi nüüd eelmise aasta septembrist peal Gamescom ja siis kui vaata, kõik vaata olid selline positiivne vaata, kuradi Istoga saame kokku Taneliga oli vaata kõik selline teemat, nii. Ja siis oli see teemat, vaata kõik käisid kiilaks vaata. Ajasid ka või? Jah. Ja siis kõik panid donation goal'id, Isto pani mingi 1500 vist vaata, mingi 3 sõprasid ka või 2 sõprasid kiillaks. Ja siis Isto ütles, et Remi saad järgmine vaata, ma samal vaatasin seda streami, chatisin siis Remi saad järgmine vaata. Mis seal ikka, panin siis kuradi Donna goal 5 sotti kiillaks. Sai kätte? Ja tead, kes see pani selle või? UBG. See UBG nagu muidu oli rahulik ala mingi 2 tundi äkki tuli mingi 15 euri kokku, okei, saad tule ära selle aega. Pani järsk 5 sotti. Ja siis lammistab UBG 5 eurot, mitte mingit teksti. Ja siis paneb paari minuti pärast paneb uuesti 5 ja ütleb, kui palju juukselõikus maksab. Siis paneb plaks 5 sotti ja siis paneb, et selver.ee link, teed selle lingi lahti ja siis kingaviks. Ja mida see tähendab nagu, mida see tähendab? Seda, et põhimõtteliselt täiesti kiileks, et pea läigib vaata. Okei. Ja siis põhimõtteliselt sama streami ajal põhimõtteliselt ajasin kiileks. Ma olin nagu töökaaslased öelnud, et kuule, et nüüd on nii, et ma toon homme kiilan tööle vaata. Täiesti külm oli väljas, -kraadid. Lähed kiilakana peal. Nagu selle harjunud olema sellise, et sul oli juuksed peas. See kanna mütsi siis kunagi? Ma ei ole, muidugi paksul taolil kannan. Muidu mul on lihtsalt kapuuts peas. Okei. Aga lähed tööle, mõtled väga kahtlane olla, hakkad pead sügama, vaatad, mis asja, mingi paras siil on peas, see on väga kahtlane. Mul kukkusid juuksed peast välja lampi lihtsalt mingi keset talve. Lihtsalt, mul oli nagu stress. Jah, ma arvan küll stressist ja suurest depressioonist, mul nagu lihtsalt käisin pesema siis, et mingi juuksed olid käes. Ja siis nagu võtsin juuksed ära. Aga mul on üks teooria ka, ma enne seda nagu hakkasin täiega kangutama neid, nagu tirisin terve, ütlesin, ma vihkan teid. Ja siis väga kiiresti peale seda kukkusid peast välja. Nii et ärge vihake enda keha osi, sest need kukuvad ära. Nii et ära ole stressi rohkem nii. Võta rahulikult. Ma vihkin oma juuksid sellepärast, et mul suur päss oli peas, aga ma vihksin neid sellepärast, et kuidagi nagu kuivad olid ja sellised hästi nagu haiged ja kuidagi nagu hakkasid minema hästi kuivaks, hästi imelikuks ja siis hästi rasvaseks järsku ja siis ma ei saanud aru, umbes otsustage ära, olete kuivad või rasvased ja siis ma nagu pesin neid hästi palju šampooniga ja siis panin seda nagu kuradi või seda mingit möksi ja siis olid hästi rasvaseks, imelikuks, mingi valgeks, vaata, liiga palju panin seda ja siis ükskõik mida ma tegin, ma ei saanud normaalseid juukseid, vaata, ja siis nad nägid välja, kui ma midagi ei teinud, siis nad nägid välja kas nagu hein või siis nagu ma kammiks neid tõre iga päev ja siis nagu, aga ma ei kamminud, ma ei saanud neid kunagi sassi või sükeseks mõnusaks kohevaks. Ja mõtled, jess, vaata, et tahad nüüd soengut teha, hakkad mässima nende juustega,
lõpetad sellega, et nad hullemad välja kui algselt nägid. Ja lihtsalt ma hakkasin vihkama neid, siis kukkusid peast välja. Kolisid ära, paksid asjad kokku, läksid minema. Nüüd on lihtsam vaata, säästad raha juukseri pealt. Ma igatsen neid. Aga juuksid, ärgi vihakame juuksid. Parukapood vaata. Parukapood.ee on olemas. Parukad.ee vist on. Aga võtadki vaata mingi kuradi mingi mustad juuksed vaata, lühikesed natukad. Saad ise lõigata. Kubema karmad ära, paned pähe endale. Liimiga. Mul tahab sellega mõelda see Jackassi see Nad tegid selle? Nad tegid Jackass 2 vist oli midagi sellist, kus üks need ära põhimõtteliselt siledaks ja siis tahtsid teha sellist pränki, et alati on terroristi vaata, et kleebivad juuksed vaata siia. Aga tegelikult ühele vennal kleebiti lihtsalt kubeme karv näkku. Jah, ma nägin seda. Ja siis vend, et they taste weird. Ja siis kuradi näitas, valigi lihtsalt täiesti maha ajanud ja hakkas ropsimist täie pasaga. Ma mäletan seda, kas sa ütleksid eelmises, nagu kui minna tagasi eelmisel teemale, et kas sisu tootmine, contenti tootmine nagu sotsiaalmeedias võib olla töö inimeste jaoks? Jah, aga nagu ma ütlesin, Eestis on seda nagu täiskohaga tööd väga raske võtta. See ei vaata tõsiselt, mõtte tahate, lähed mingi sõpradega jooma, kellel on mingi enda firmad asjad, no uurijad, mis sa teed? Ma istun põhimõtteliselt enamus ajast päevast kodus, teen Minecraftis videosi vaata, ja nad hakkavad naerma su peale. Aga kui sa pärast teenid mingit raha selle eest, siis nad hakkavad võtma mida fuck ja kuidas, see on normaalne ju. See ongi kuidagi meie ühiskonnas niimoodi, et kui sa teed ükskõik mida sa ka ei tee, kui sa teenid raha sellega, siis on okei, siis on hea. Pane edasi mees! Aga kui sa ei teeni raha, siis saad luua selle, mida vittu sa teed, mida tööle. No paljud Eestis vaatavad näiteks, ma teen tavaliselt mingi gamingut, vaata, chill gaming, vaata, ma ei hakka mingi üle pakkuma midagi, vaata, lihtsalt rahulikult ja siis mingid sõbrad näiteks, kellega mingi esimest korda hakkan suhtlema, on sattunud mu kanalil päeva, vaata, et miks sa teed sellist asja, vaata. Ma lihtsalt öelnud, et mul on huvi selle vastu, vaata. Ma ei teeni muidugi mingit raha selle eest, aga mul on lihtsalt huvi selle vastu. Mulle meeldib lihtsalt rekordida asju, näidata maailmale, vaata, kui ilus see mäng on, vaata. See on looming põhimõtteliselt. Ma muidugi ole väga mingi creative inimene, vaata. Mul jookse vaata peas mingi mõte, et ma teen nii. Lihtsalt lasen asjal niimoodi minna. Ja kui tulebki vaata mingi NPC näiteks, siis ma üritan nagu mingit mõtte vaata ringi panna, et ma teen temaga nii, sul on teisega teen hoopis nii. Et üritan selle nagu maailmapildi valmis teha, siis ma lihtsalt lähen ja üritan kõik ühe korraga ära teha põhimõtteliselt. Kas sa arvad, et nagu kas sul on mingi eesmärk luua nagu see sisu tootmine ja gaming sisu tootmine ja livestreamid enda main tööks, et sa ei tee enam pitsasid, vaid see ongi sinu töö? Kas sul on mingi eesmärk? Ma olen nagu, kas just eesmärk, ma ei ole kunagi võenud seda nii, aga sa tahaksid seda? Ilmselt kes ei tahaks saada, kui sul on enda hobi, ilmselt sa tahaks sellega nagu elatist teenida. Kui võimalik jah, ilmselgelt. Aga on see sinu jaoks võimalik? Eestis kindlasti mitte. Sa arvad, et kindlasti mitte 0% või? Eestis nagu reaalselt mingi üüriraha selliseid asju teenida ainult YouTube'i pealt on nagu üsna väga raske. See on huvitav, tahad ma lükkan selle teooria sulle ümber kohe või? Äkki ma motiveerin sind või midagi. Kui mina livestreamiks iga päev, siis ma arvan, et täpselt nagu Isto ei ole ka ju livestreamide pealt. No livestreamid on teised asjad, kui ma livestreamid teeks vaata, livestreamiga ma imestaks, kui oleks ära. Aga YouTube, nagu videot uploadida, see on täiesti võimatu, aga streamid vabalt. Et kui sa teeksid nagu mõlemat või sa teeksid streame nagu? Ma teeksin näiteks, kui ma teeksin streame, siis ma muidugi teeksin YouTube'i nii palju, et ma laeksin mingi highlight vaata üles, mingi neid klippe vaata, mis on mingi parimad olnud populaarsed. No näiteks Kodir vaata teeb. Ta ka YouTube'i kanal näiteks teeb, kus ta laeb mingi parimad klippe üles. Kui ma teeksin lihtsalt streame, no streamiga oleks reaalselt võimalus, aga ma ei vaata seda nii. Lihtsalt nagu sul oleks plaani, masterplaani, et ma üritan nüüd teha livestreamist enda tööks. Nagu, kui ma oleks nagu sellise vabam töögraafik, vaata, ma kindlasti üritaks vaikselt juba selle poole nagu püüelda ennast, aga see on nagu selline asi, et püüdled, aga siis sa saad nagu 0 tasu või nagu sa ei tõuse, vaata väga. Kui sa hakkad nagu ma olen kindlasti nagu YouTube'i mõttes on nii palju mõelnud, et näiteks, kui ma teeksin näiteks ingliskeelseid videosi, kui palju populaarsust siis saaksin, kui ma teeksin ingliskeelseid streame, vaata, siis oleks kindlasti, et rohkem oleks see võimalus seda tekitada. Arvad, et oleks? Kindlasti oleks. Kui sa oled ingliskeelne, vaata, see on nagu selline kõige populaarsem keel maailmas. Ja kui sa oled näiteks mingi mängus hea,
siis kohe sul inimesed hakkavad otsima, kes see vend on, kes saab niimoodi hullu seal mängus vaata. Sul hakkab tekkima lihtsalt niimoodi vaataskond. Siis kui sa oleksid hea, aga see on ikka päris suur nagu siuke tiik, kuhu vaata minna, et kui sa oled lihtsalt kas sa oled mängus hea või sa oled lihtsalt nagu selline huvitav vaadata. Huvitav nagu persoon. Nagu näiteks roleplay vaata, seda mängu huvitamaks. Nagu näiteks üks Twitch streamer mingi Sheriff Elli või mis iganes, kes ta mingi 5M roleplay'd asju tihti. Ta põhimõtteliselt on kuradi politseinik vaata. Ja siis läks 5M-i, no GT roleplay'sse nii-öelda ja hakkas seal nagu politseinik mängima, aga ta oli väga halb arvuti. Ja see üks suurem streamer märkas teda, hostis teda, nägi, et kuule, et tal on päris halb arvuti, vaata, järgmine stream on donation goal'i, et võtame talle uue arvuti. Ja siis põhimõtteliselt oligi nii, et sai 10-kordselt selle goal'i. Põhimõtteliselt jah, oli pandud 3000, aga sai kokku äkki mingi 8000 vist äkki. Ja siis põhimõtteliselt ütleski, et okei, enam teine osa rahast jääb lihtsalt selle peale, et ta saaks nagu streamimist kvaliteetsamaks teha. Algul panen ainult arvuti, mitte streaming nagu see equipment. Lihtsalt kõik läks streaming alla. Nüüd ta lihtsalt teebki GT5 roleplay'd asju ja kõik teisi asju. Jällegi, miks Twitch on nii oluline, kui sa teed gaming content, eriti GT-RP-d, on sellepärast, et seal on kõik see süsteem, see kommuun, kõik on nagu üles ehitatud niimoodi, et see toetab. See on nagu for gamers. Aga YouTube'i streamid, ma põhimõtteliselt ei vaata ühtegi. Keegi ei lähe YouTube'i otsima mingi gaming-striime. Üleüldiselt striime. Kui sa oled näiteks suubinud kedagi, näiteks üks, keda ma vaatan, see teeb mingi cinemaatilisi sellise Need for Speed'i mingi asju. Näiteks ta teeb striime, tal on mingi 100k vaatajaid, nagu neid subscriberid, aga striimis vaatajaid on sott. See on nagu, aga kui sul on näiteks Twitch'is 100 000 followeri, sul on kohe mitu tuhat vaatajat ka. See on rohkem see kommuuni, rohkem inimesi on nagu indiviidid, kes nagu fännavad sind ja ei ole mingi trollimine, vähem shitlord. Kui sa oled videomaker, siis sind ei oodata, et sa oled mingi streamer. Sellepärast vaata, et mingi 100k subscriberit, aga sul on mingi 100 vaatajat näiteks. Erinevad audience'id, erinevad vaatajaskonnad. Keegi tahavad, kuidas mingi laivis midagi teed, kõik tahavad vaadata neid videos, mis sa kiiresti 3 minti või niimoodi. Mitte mingi 6 tundi, kus sa näiteks mingi sead ühte kaamerat ülesse, liigutad korra, paned jälle 6 tundi samamoodi, ei jaksa nii. Sa käid kuskil praegu koolis ka? Ei, ma olen täiskohaga tööl. Okei, sa lõpetanud kõik oma koolid edasi, ei lähe kuskil kooli? Ma olen kindlasti mõelnud, aga hetkel küll ei. Sest nagu, raha on vaata vaja, elada on vaja, korterüün, kõik seda maksta on väga raske vaata. Sa elad üksi, mul on 2 korterikaaslast. Neljatoalises korteris. Mida su vanemad arvavad sellest, millega sa tegeled, see just YouTube nagu, et see sisu ja kõik see, ja selles mõttes sa oled ju päris sükseid nagu, kui sa teed mingid, käisid Gamescomil ja kui sa Isto sünnipäev või see livestream, need videod, kui sa oled nagu teinud seda sisu ja seal on palju roppusi ja sükest asju, et mida su vanemad sellest arvavad, et sa teed sükest asju? Nagu, hiljuti ma näiteks tegin kodus sellist striimi, kus ma tegin reaalselt pitsat ja siis mu ema tahtis ka vaadata seda, muidugi ma ütlesin lingi vaata. Ma ütlesin kohe ära, et talle, et see, mis sa chatis lugema hakkad, ära pane seda tähele. Ja näiteks mul on kodus kass. Mul on kodus kass ja siis mingi lambine tatt oli kirjutanud, pane panniga kassile vaata. Ja siis ema oli kirjutanud mul Facebooki, kuule see ei ole normaalne, mida need inimesed räägid vaata. Ja siis ma ütlen, et tänapäev generatsioon ongi selline. Sest on anonüümsed. Anonüümsed, sa ei saa mitte midagi teha. Kui sa muidugi kuradi helitad minti, tavai ma tahan selle venna nime teada vaata. Haige, see on nagu Diana Klass, kes mul podcastis Eeri Klassi tütar ja näitleja laulja ja ta ütles seda, et tema arust oleks kõik need inimesed, kes niimoodi nagu kommenteerivad või kirjutavad seal sotsiaalmeedias, tuleks üles otsida ja panna kuskile kuradi hullarisse. Väga palju on sellised kuradi. Sest tegelikult see on haige nagu, et miks sa ütled nii, miks sa räägid nii, nagu sul on midagi viltu peas ju. Streamides, videotes on väga palju sellist nagu, muidugi väga valesti on kirjutatud, muidugi väiksed tatikud on enamus, kirjutatud väga vigaselt. Näiteks upload mingi huvitav video, vaata, kõigile meeldib, siis ta lambin üks vend, sa oled täielik sitt. Tappa ära ennast. Tappa ära ennast. Mul on ka palju see, hüppa alla. Tappa ära ennast Einar. Põhimõtteliselt, kõik on nagu see, et kõik mulle nagu teistele meeldib, aga ma olen see, kellele ei meeldi.
panen heiti pohhu. Sest neil on endal, vaata, neil on mingid rämedad sisemised teemonid ja probleemid, võib-olla ma ei tea, nende isa kepib perse neid kuskil on ja kodus, kes teab, mis neil toimub, vaata see kodus. Neil on mingi väga nagu halb olla lihtsalt, sellepärast nad teevad seda. Ja selles mõttes Dianal võib-olla, ma ei tea, kas hullarisse panna, aga need inimesed tuleks, nad ei tohiks olla anonüümsed, kui nad sükest teksti kirjutavad ja neid tuleks aidata. Selles mõttes, et... Ja neid tuleks üles otsida, öelda, et kuule, miks sa nii teed? Et sul on probleem, kas me saame sind aidata kuidagi? Et vaadata äkki on neil peres, äkki tal on mingi pereelu siis äkki tõesti isa paneb perse talle, vaata. Ja siis paljudele, kellelt ma olen uurinud, miks sa teed need on nüüd, niisama vaata. Aga see ei ole niisama, ma oleks elu sees väiksena öelnud kuskil striimis, löö panniga kassile pähe. Ma armastan loomi, ma olen alati armastan loomi. Ma ütlen ka, nagu mulle meeldib, ma olen nagu kassinemine, mulle meeldib kassid. Elu sees tuleks pähegi sükest asja öelda. Nagu miks sa teed nii? Kes see teeb nii? Sul peab olema mingi väga retsi teemonid sees nagu ja see on, kui see on nagu laps, vaata, noor inimene, siis see tuleb enamjaolt, see tuleb vanematelt. See mingi koduelu on putsis, vaata. Et mingi, ma ei tea, isa mingi piinab loomi, mingi haige asi peab olema seal taga, vaata. Miks sul on või isa piinab sind, vaata, miks sa ütled nii, vaata. No paljud võtavad seda konteksti või seda võtavad nagu igalt poolt maailmast, vaata mingi YouTube'is, vaata, saatnud kogemata mingi live liiki, vaata, näinud seal midagi, see tundub nii lahe, vaata, ma olen kirjutanud alla, et pane pannile kassiga, vaata, või vastu, see võib lampi, selle võib lampi olla see ka, et nagu tegelikult seda juhtub ka, et mingi tähelepanu, ma tõin mingi hullu killu panen maha nüüd, ta võib ka loomi armastada, paneb lihtsalt, ma panen hullu killu, šokeerin inimesi, siis nagu ütleb seda, nagu James Gunn, vaata, hakkas tweetima mingeid haiged asju, mis ei on naljakad, aga ta tegi seda nagu shock value või nagu, et nagu nagu Elon Musk, vaata, lihtsalt trollib, vaata, inimesed võttes nii tõsiselt, sa oled mingi mitme biljoni, vaata, see business owner, vaata, ole normaalne, vaata. Aga see, et kui ta on nagu business owner, ta võib normaalne inimene ka olla. Ta võib tweetida, mida iganes. Ta võib siis robot olema. Tweetib ainult seda, kuidas ta business vaata tõuseb, vaata, kuidas uus Tesla tuleb välja. See on nagu tema isiklik Twitter. See on nagu tema maailm. Kas ta ei tohi vaba maa, vaata, ütleb, mis tahab põhimõtteliselt. Ütleb nagu share mingi lambist miimi, vaata. Mis sellel viga on? Mis lambist vaata, mingi business kukub lihtsalt selle pärast. Mis mõttes? Haige, mis ta võib olema nagu Mark Zuckerberg, et joob seda vett niimoodi, vaata nagu robot. Nagu robot on ja nagu mingi reptiil, nagu ei ole kunagi vett joonud elus, vaata. Ma arvan, sellepärast oligi kaitseski nimel, kui ta ei tahtnud vaata, et mingi drama jälle tekiks. Täitsa haige, kui maailm elab. Nagu Elon Musk läks sinna podcasti. Joe Rogani podcasti. Oli iseennast, tegi peale lambist. Lihtsalt nautis seda seal. Jumala lahe, nii hea podcast, ei viskit. Tüüpa jumala putsis seal. Nautis elu, vaata, järgmine päev kuradi Tesla, see kukub 7%. See on nii haige nagu, mis mõttes nagu, sellepärast, et umbes veits manti. Võttis rahulikult. Mida asja nagu, see on nii, tegelikult see on silmakirjalik, sest et enamus need inimesed, kes nagu, kes olid tagajalgadele selle teema pärast, need on kõik manti tõmmanud kindlasti. Kes ei oleks manti tõmmanud. See on tänapäeval nii lihtne, lihtsalt plaks, tema pakub, davai, võtan. Ma proovin manti, kui ma olin tatikas, väike laps, nagu, kes ei oleks manti proovinud, see on lihtsalt nii silmakirjalik. Tänapäeval vaata, kui palju tehakse selle legaalseks, vaata. See aina lihtsamaks läks. California seal, kus see on legaalne reaalselt, see on nagu, inimesi ravitakse sellega, see on ravimtaim, inimesed lihtsalt, ma ei tea, mis toimub, kõik see on mingisugune feminism ja mingid kuradi inimesed lähevad silmakirjalik. Et kuradi näiteks see gender assumement, vaata, ta Bagdad on naine, vaata, you assume my gender? Ja kõik hakkab heitima, kuule, ole normaalne, ma ütlesin ühe valesti asja, ära hakka mingi kui draamat tekitama. See on lihtne, kas sul on munn või sul on vitt sündides. Sa jah, võid selle munni või vittu opereerida, kas sul oli sündides munn? Jah, oli, sa oled mees. Kas sul oli sündides vitt? Sa oled naine. Tule, mis siin rasket on, mis siin keerulist. Kris Jenner, kes iganes vaata, kutsub naiseks, ta on mees. See on, it's a definition of insanity. Ja kui ütled talle, et ta on mees, ta hakkab ütlema, ma olen transa, vaata, ütle mulle õieti, vaata. Ja sa ütled, Art Taak ütles õieti, ma olen üldse mingi teine gender, vaata. Mis see mõttes peast, ma olen mingi kael kirjaks, vaata. Inimestel on nii fucking igav. Neil on nii palju aega. Ja siis ma arvan, et selle pärast tekiks üksid asjad nagu, inimesed hakkavad välja, neil on nii fucking igav, nad hakkavad välja mõtlema debiilsed asju. Ja ma olen Twitteris vaadanud näiteks neid Elon Muski, neid replies'e vaata, mis on vastatud tal
ongi lihtsalt nii, et go kill yourself või mingi, et mida sa teed enda eluga. Mine tee enda firma korda, vaata. Aga see on ka jällegi vaat see, et on anonüümsed. Anonüümsed. Näost näkku situksid täis ennast. Just ongi, sa netis oled mingi kivikuningas, vaata. IRL on sita labidas põhimõtteliselt. Sita, jah. Aga muidu siis su vanemad nagu toetavad sind? No enamus jah, nagu enamus neil sellist videos ütles, et jah, tee, seni kuni see on nagu tööelu ja seda ei rikku, vaata. Ma teen kõike nagu töö kõrvalt. Ma ei ole kunagi lasknud selle nagu enda tööd segada. Kõik on huvi korralt, kõik ütled tee. Peaasi, et sa nagu mis endal mingi sitta kokku ei keera sellega. Mis content'i sul kõige rohkem meeldib teha? Gamingut, vlogisid, livestreame? Nagu vlogerina ma ei tunne ennast nagu väga kindlalt. Mulle ei meeldi nagu telefoni enda ninas hoida ja filmida. Näiteks olen publikus ja mulle ei väga meeldi, vaata. Hakkan vaatama inimesi, kes ümber vaatama, mida fakki sa teed nende eluga. Ma ei tunne ennast nagu nii kindlalt selle kaamera. Nagu muidugi, kui ma teeks seda mõnda aega vaata, ma tunneksin kindlana. Ja lihtsalt ma tunnengi nagu gaminguga, ma tunnengi nagu gaming minu jaoks ongi see, et nagu see on minu selline peace place. Nagu tööl on mingi väga fucked up päev olnud, stressi rohkem, joon koju just on arvuti tahmad. Ma saan lõpuks rahuneda, saan teha seda, mis mulle nagu tõsiselt meeldib, saan nagu näiteks mängud, kus sa saad nagu räst viha välja, saab mingi peksta tulistada, vaata. Saad ennast seal mingi välja elada, ja siis lähed mingi rahulikumas mängu, vaata, chillid edasi, vaata, vibe'id lihtsalt. Kas sa päris tuled mõelnud nagu minna, käid sa kuskil trennis ka muidu või? Hetkel käi. Oled mõelnud minna kuskile, et tahad välja ennast minna näiteks võitluskunstidest? Ja ma olen tõenäoliselt mõelnud, et kurat, ma tahan nagu mingi peksukott lihtsalt täiega peksta, vaata, kõik välja peksta. Või teine inimene, mingi sparrid või käid võistlustel, mingi teine inimene ütleb sind läbi peksta ja siis on mingi täiega mingi survival. Ma olen vaadanud üsna palju neid MMA ja neid asja, mõtled, et täna saaks nagu päris sick. Ja siis sa hakkad mõtlema, et jess, ma on ilge boss, vaata, et peksma. Saab ihe one hit ja kuttuma, et tere, mis asja. Tondi 8a, www.meihu.ee, Wing Chun, praktiline Wing Chun, let's go. Nagu ma tuleks ka sinuga, kui sa tuleks, seal on vaata need nagu uute inimeste programmid, et sa tasuta, esimene kord on tasuta. Tulla sinuga koos mingi, ma alati nagu pakun välja inimestele, et ma käisin kunagi, ma tahan uuesti tagasi minna. Sa vist, ma midagi olen näinud, et sa oled vist maininud seda, et sa mingi aeg tegelesid sellega. 4 aastat. Üle 4 aasta, aga lihtsalt mul läksid, kuna ma ei venitanud ennast, siis mul läksid õlasidemed läksid katki ja ma nagu ravin neid hästi kaua aega ja siis nüüd ma tahan vaikselt tagasi minna. Lahe, mulle meeldib nagu vaata promonda seda eest, et see on mu elu muutunud tegelikult, kui ma seal käisin, mul oli nii hea olla nagu see on nagu mingi high, mis sa saad, kui sa tuled sealt ära, vaata, saad välja ennast elada, sa oled alandlikum, sa nagu, see on nii oluline osa tegelikult elust, see on selline instinktiline, primitiivne asi, mida kui sul ongi mingi, mis iganes trenn vaata, näiteks nagu mul oli näiteks korvpall, ma läksin sinna, ma tundsin ennast nagu, ma olen nagu kodus, ma lihtsalt tundsin ennast rahulikult, ma sain teha mis iganes ma tahan ja muidugi jah, oli mingi paar treeneri ülesand, mis tegema pidid, teed kõik need ilust ära, saad lihtsalt nagu sa tunned ennast rahulikult. Nii et sulle meeldib kõige rohkem ikka gaming content'i teha? Gaming on ja kõige sellisem minu kõige meeldib. Kui sa saaksid raha sellega teenida, sa teeksid seda? Jah. Et pigem nagu sa mõtled, et livestream'i teeks raha küll võib-olla, aga kurat, et ma ei taha kogu aeg ainult sellele keskenduda. No livestreamimisega on see, et seda on nagu sa võid öelda, et inimesed arvad, et livestream on nagu kerge vaata, 8 tundi vist mängid mänge, see ei ole, sa pead kogu aeg rääkima, sa pead kogu aeg mingit content'i välja rääkima, see on raske. See võtab nii palju energiat. Nagu, kui ma peale tööd, näiteks hommikuvahetused olen kella 5 tööl, ma olen kell 6 teen laivi, mis ütlen, et ma teen mingi kella 12, see hetk ma arvan, et ma panen keskööni välja, siis mingi kell 9 panen nii, et ma täiesti nagu teed, ma ei jaksa vaata rohkem. Mul on nagu, mul on see Adria Pauk vaata nagu esinemisega, siis ma panen täiega või mingi hommikul 6 teha, aga siis järgmine päev ma olen niimoodi, et ma ärkan üles ma nagu täiesti nagu putsi, mul oleks nagu pohmakas vaata, sest et see on mingi imelik asi nagu, kui sa teed livestream'e 6-8 võib-olla rohkem tundi järjest, see on nagu mingi energia imetakse sul kogu aeg välja vaata ja siis järgmine päev nagu on see, kus mina tunnen, et fuck, mul imeti lihtsalt energia välja igati pidi nagu, igast august lihtsalt ma nagu ei suuda mitte midagi enam teha, ma pean lihtsalt magama päev läbi, et uuesti normaalselt ennast tunda. No näiteks mul on nii, et kui on mingi uus huvitav mäng, mis mulle nagu reaalselt tõsiselt meeldib, ma võin panna, kui mul on täiesti vaba, ma võin panna ma ei tea, kus iganes kaua, aga kui ongi näiteks see, et
no näiteks Ninja, see Twitch streamer kindlasti, et kuulnud see, kes Fortnite'i mängib. Jaa, loomulikult nagu... ta tegi mingi hullu, sorry, ma segan korraks ära unusta, mis sa öelda tahtsid. Ta tegi selle fucking haige stuudio endale hiljuti. Ja see oli sitaks lahe, no okei, räägi edasi. Ja nagu ma kutsun ennast nagu variety streameriks, content creatoriks. Ma ei tea nagu ühte asja, ühte mängu, aga nagu ma ei suudaks. Nagu mul kassiks mingi hetk ära. Nagu mõtled, okei. Inimesed tahavad, et ma teeks ainult GTA 5 näiteks. Ma ei jaksa. Sa või mõtled, okei, ma üritan teha. Poole rekordiga pealt mõtled, nagu ma ei jaksa. See ei ole nagu asi, mida ma ise tahaks vaadata. Sa tahad uusi asju. Tahaks uusi asju testida. Ja nagu... muutust. Jah, mul ongi nii, et kui ma ei tunne näiteks videofilmi seal, et see on selline content, mida ma ise tahaks nagu vaadata. Ma lihtsalt lõpetan ära, panen delete. Mul on väga palju sellist videosid. Kus sa oled ära kustutanud? Jah, ma olen väga palju ära kustutanud. Mõtled nagu, oh jess, tuli ilge haip selle mängu järgi, filmin seda, alla 25 minutit filminud ja siis lambist, mida ma teen? Mul nagu, kui ma teen seda. Ei ole midagi öeldagi. Nagu, see oli see, see oli piisav. See oli piisav, aga näiteks alguses, kui see GTA 5 oli populaarne, mu kanalit tõstis, ma võisin mida iganes välja tulistada. Aga nüüd näiteks mulle väga palju, ma tegin ühte sellist miniseeriat GTA-s, mingi GTA Top Gear põhimõtteliselt, ma üritasin nagu see Top Gear järgi teha seal GTA-s. Ja siis inimesed hakkas väga meeldima. Ja mida rohkem aega see edasi läks, mida rohkem see nii-öelda GTA 5 nii-öelda kas just välja suri, vähem jah, nagu relevant läks, siis seda raskem oli seda teha. Sa nagu mõtled, jess, kutsun teise sõbra, hakkame koos tegema ja siis jaksa. Sa nagu paljude mänguga on nii, et lihtsalt pakutakse, et kuule, tee näiteks GTA-d, teed lahti GTA, sööda 5 minutit paik kinni. Sa ei suuda nagu vanadest mängust, mida sa nii palju mänginud, sa ei suuda nagu uut content välja mõelda. See on nagu Alduriga tegin Minecrafti videosi, ma tegin, sa oled kunagi näinud seda, ma tegin Minecrafti seeriaid, see oli käsi kui Airblade ja Airblade koos ka ja tegime kolläbi ja siis see nagu, kui me esimest korda sinna mängu läksime, me oli nii fucking põnev, vaata, kõik on võimalik, muul maailm, vaata. Mitu tuhat tundi alla ja siis mõtled nüüd, nagu võiks pilgu peale visata, vaata. Ja siis mängid 5 minutit, tule, ja mul on meelde. Kõik kordub ja mis edasi, nagu midagi, nagu, siis me lõpetasime ka lõpuks ära, et nagu midagi, kõik kordub ja midagi ei ole midagi uut, vaata, et see kõik nagu hakkab, nagu ammendama ennast. Mis sul lemmikmäng on? Hetkel või üleüldiselt? Teeme siis nii, et mis on su nagu all time, vaata, favorite, nagu kõige lemmikum mäng üldse, mis sa oled kunagi mänginud ja siis hetkel, mõlemad. All time, see on väga raske. Ma seal esimesel kohale pretendeerinud väga palju mänge. Nagu üks, mis mulle tõsiselt väga meeldib, on üks Telltale'i mäng. See oli see Tales from the Borderlands. See oli nagu üks season muidugi, aga see oli hea. See on nagu, sa oled kindlasti Borderlandsi mängid. Ja ma mäletan see Tales Borderlandsi, see Telltale'i mängu, ma ei ole seda mängida, aga ma mäletan, kui see välja tuli. See oli, nagu kui ma mängisin seda, see reaalselt hittis mind südamesse, see oli nagu reaalselt tundsid, et mul on nagu kontakt nende inimestega, sa tunned reaalselt midagi nende vastu. Story. Aga kõige lemmikum reaalselt, ma arvan, et mida ma väga tunnen, et see on nagu top, on Uncharted 4, PlayStation 4 mäng. Ja no muidugi see on üsna hiljutine mäng, aga see on selline mäng, et nagu ma võiks nende vabalt kogu aeg pelada. Sa oled teisi Uncharted'id ka mänginud? Ma tegin alguses 4. läbi ja siis ma mängisin need esimesed 2. ja 3. läbi lihtsalt. Mulle meeldib nagu sellised Tomb Raider, Uncharted style, vaata sellised aardejahtemised, action, sellised mängud, need on nagu 10 out of 10 ma jaks. Rääkides sellest firmast, kes teeb neid mänge, Naughty Dog. The Last of Us. Ja see on, ma ootan täiega seda uut osa. See on minu all time favorite mäng. Ja see on nagu, mul on 3 top 1, nagu väga raske on vaielda, ongi Telltales, Uncharted ja siis The Last of Us. See Last of Us 2, ma arvan, see lõhub kõik selle leaderboard ära jälle. See on selline mäng, Last of Us on selline, kes ei ole mängid, mida vittu te teete, pange see fucking podcast kinni mingi, ma ei tea, kui teil ole. Varastage PlayStation 3 kusagilt kas või 60 euroga ja mängige lihtsalt. See on selline mäng, vaata, kui vanast olid mängud, mis tulid välja, vaata, vanast oli teistmoodi, ma olen 90s kid põhimõtteliselt. Ja vanast oli niimoodi, et kõik mängud, mis tulid ja lõpuks 2000 niimoodi, 2000 pluss, kõik mängud, mis välja tulid, oli nagu täiesti uus, täiesti revolutsioon, vaata. Ma mäletan, kui Hitman 1 tuli välja, ma mäletan, kui RuneScape tuli välja, ma mäletan, kui kõik need mängud tulid välja esimest korda, ma olen nagu
kill kammis, vaata, et mida vittu, mis veel võimalik on, ja siis tulid Last of Us, mõtled, mis asi see on? Täpselt, see on esimene mäng peale lapsepõlve, mis on välja tulnud, kus on niimoodi, et okei, nad fucking ületsid mingi nagu baari, vaata, nad nagu reisisid baari, nad tegid midagi, mida ei ole nagu varem tehtud ja see ei ole nagu sellepärast, et umbes, et mingi selle mängu nagu, et kuidas see mäng nagu ehitatud on, vaid just see, kui immersive story, see emotsionaalne connection, mis tekib niimoodi, et üle sa mingi nutad, vaata. Nagu esimene, see on ammu juba mingi mitu aastat vana mäng, aga see esimene osa, kus alguses, kus veel see tütar ära sureb. Ma hiljuti vaatasin Isto stream, ja see šokk, inimesed nutsid ja Isto reaalselt, kui ta tegi seal paar päeva tagasi, ta ütles ka, et mängu alguse juba niimoodi right in the feels. Paari päeva tagasi. Ja ta hiljuti hakkas, millal see oli neljapäeval? Ta pole seda varem mänginud, ta hakkas hiljuti või? Ta hakkas hiljuti. Siis, kui ta sai enda vennalt PlayStation 4 Red Dead Redemption mängida, siis ta võttis ka, ta Last of Us'i, nad olid väga solmi, 10 € äkki juba. Mängis seda, pani ühe juting 15 tundi, ma ei muidugi kõike vaadanud. Alguses vaatasin ja ütles, et right in the feels. Right in the feels, täpselt. Kui sa vaatad mingi ükskõik mis YouTuberit, kõigil oli right in the feels nagu. Nagu siis, kui ma ise mängisin, ma mängisin teatud osa ära, siis ma vaatasin seda esimest osa kõigil, et vaadata, kuidas nemad reageerivad sellele. Ja, ma ka. Ja siis mul tuli siis ka pisar silma, kui ma vaatasin reaction video. Ja, vaatan näiteks PewDiePie. See aeg ta oli nagu selline... Ta üritas show'd teha ja nii, aga ta nagu hoidis täga pisarit tagasi. See Walking Dead Season 1 või mis oli, kus see Lee surma saab. Kõik nutsid. See emotional connection oli lihtsalt nii suur kõigil. Ja see on nagu fucking, see on see, miks Last of Us on meistriteos. See on nagu fucking meistriteos ja parim mäng minu jaoks, sest eriti, vaata, mina olen nagu, ma olen filmitegija, näitleja, või üritan olla, tahan olla. See on mu elu mõte, on teha filme ja storiesid ja nagu karaktere ja mängida karaktere. Ja see on see, miks mul nagu eriti läheb see right in the feels, et kui ma istun seal selle puldi taga, vaata, siis ma nagu lähen nii sisse ära. Ja ma armastan selliseid mänge ja see on minu all-time favorite mäng just selle pärast, et see tõmbas mu täiesti sisse ära ja ma ei ole kunagi kogenud nagu midagi nii immersive mängude maailmas, ma ei ole kunagi kogenud ainult filmides, et ma lähen nii sisse ära ja ma armastan neid tegelasi, kes seal on ja ma tunnen, mida nad tunnevad ja, connection nagu nendega. Connection ja nagu, et nagu see on fucking kunst, no see on meistriteos. Jah, et kindlasti kui nagu sa küsiksid, mis minu lemmikmäng on. See on ilmselge juba. Aga mis sa Red Dead või mis Red Dead kuradi The Last of Us 2 oled arvanud? Last of Us 2 või? See gameplay, mis näidati siin mõnda aega tagasi juba. Hiljuti või kas see oli paar kuud tagasi äkki, kus sa mängisid selle Ellina. See demo, mis näitab mingi E3-l ju kusagil. Ma ei ole kindel, kas ma seda nägin. Ma nägin cinematikuid ja mingi süksid. Ei, see on reaalne mingi 15-minutiline gameplay vist äkki lasti välja. Polegi näinud seda. Sa mängid Ellina. Nagu reaalselt, ma ei tea, kas see Joel on nagu... surnud. Ma millegist paran ka. Ma arvan ka, et on surnud. No, kas surnud, aga sureb. Mängus. Tead, ma arvan, mul on teooria. Last of Us 2 algab täpselt samamoodi nagu Last of Us 1, aga rollid on vahetunud. Joel sureb ära ja umbes... Sa pead nagu tema eest hoolt kandma lihtsalt selle Joeli eest seni, kui nad lihtsalt ära sureb. Täpselt nagu oli nagu Joel, kuidas ta oma tütart kandis. Ma arvan, et see on nagu see, kus see on väga luuliline. See vaata, et see kordub see asi. Et ma arvan, et Joel sureb ära, alguses kohe ja siis tulevad algustiitrid samamoodi nagu esimese osas. Ja siis see lihtsalt Ellile mingi teise connectioni mingi selle tegelasega lihtsalt. Aga see klipp või see video, mis väljas oli, see nagu muidugi ei andnud väga palju storyt, aga lihtsalt näitas nagu seda, nagu The Last of Us on väga selline koormäng, nagu väga verine, selline väga slash-mäng. Ja see oligi lihtsalt selline, näiteks selle kerget action, kus saab Elliga lihtsalt roomast väikse mingi bussi taha alla põhimõtteliselt ja mingid Hunterid otsisid sind. Hunter vaatab auto alla, sa lihtsalt lased talle otsa ette, lihtsalt näed, kuidas lihtsalt verd purskab, läheb kõik action kätte, sa lastakse nool õlga, siis nool jääb sul õlga kinni ja sa lihtsalt tärast tundnud, kuidas viisa läks saanud. Elli läheb kuhugi nurga taha ja sellest pead nuppu alla hoidma, et ta tõmbaks välja selle. Ma olen näinud seda. See on väga fucked up ja see on väga epic. Ma tõsiselt väga ootan seda mängu juba.
ma ei ole näinud seda. Ma kuidagi, mul on mingi siuke teema tekkinud niimoodi, et ma nagu asjad, mis tekitab mul hästi palju emotsioone, ma meelega blokin neid asju, ma ei taha nagu vaadata. Väga sellised asjad, haibid, mis sind nagu üles haibivad, mingi mängud Last of Us näiteks. Ma muidugi, kui tuleb mingi uus treiler, ma vaatan, aga ma alles selline, kas hakkab mingi loore või mingit sellist treilerit asju vaata, rohkem enne laisi vaata. Ma vaatan, okei, see on epic, mul on boner. Ma jätan selle sinna paika vaata ja rohkem ei mõtle, kui uus tuleb. Kas mental boner või see reaalselt lähebki kõvaks? Nagu mul reaalselt on osade mängudega, näiteks läheb kõvaks, Elli peale? Ei, mitte selle, nagu lihtsalt nagu see excitement vaata mängu vastu vaata, ma olen nii kaua seda oodanud ja lihtsalt tunned, okei, ja on lappes. Pluss üks mäng, mida ma täiega ootan, seda veebruaris on Metro Exodus. Sa mängid Metro mänge või? Ja ma olen Metro 2033 ja selle Last Light'i läbi mängin. Ma mingi võtan need raamatud ka ette, need 2-3 tükki, mis nüüd väljas on. Kas sa oled kunagi mõelnud, et nad võiksid teha filmi Metro? Ja see film oleks ka väga. Kui oleks õige direktor, kes suudab selle nagu maailma immersive'iks teha, nagu see mängus on, siis see oleks väga fucking epic. Ma sain LA-s kokku sükse režissööriga Ilja Naissuole tegi vaata Hardcore Henry see POV vaata nagu film. Ma tunnen seda venda, mis jamane suhtleme, ma sain taga LA-s kokku, sõime sushit, käisime kinos, naine ja tema ja ta manager ja ta rääkis ka, ta oli kogu telefon helises süke Timur Bekmanbetov, süke režissöör tegi Wanted, tead seda filmi Wanted, mingi vindiga lastakse kuuli vaata Angelina Jolie ja tüübil on see toru otsas kogu aeg, see oli see vend, kes produtseeris seda Hardcore Henry filmi ja siis nad nagu üritasid saada nagu, või nad mõtlesid selle peale, et teha sellest Metro seeriast filmi aga ma ei mäleta praegu, miks nad seda nagu tegema ei hakanud või mis teema seda on nii raske nagu vaata sama immersive teha, kui see mäng on nagu see mäng, kui ma esimest korda mängisin, see oli reaalselt creepy oma jaoks, see on nagu jätkuvalt, kui sa lähed sinna kuradi metro tunnelitesse, oled seal nagu gaasimask on peas, hingeldad. Kui see mäng oleks VR-is, see oleks väga fucked up, see oleks väga epic, kui nad teeksid selle VR-i nagu korralikult. Rääkides VR-ist, mis sa arvad, mis on mängude tulevik? Ongi VR arvada? No ma tead väga palju VR-iga ole kokku puutunud, nagu üleüldiselt ei ole kokku puutunud, ma olen proovinud, aga mängude tulevik, ma arvan, et ma väga ei nagu VR ei ole selline asi, millele ma väga nagu loodan. Nagu see on küll nagu selline teatud mängudega nagu selline mõnusalt chill vaata, aga ma väga kahtlen, et see selline future, see on nagu lihtsalt selline teine asi vaata, et sa saad niimoodi mängida või sa mängid niisama. Ja mängude tulevik, ma arvan, et see on, ma loon, et see on rohkem immersive. Kõik mängud on nagu real life rohkem immersive. Aga sa ei arvasid, et see võib sinna pool liikuda, et mängud lõpuks kõik lähevad võib-olla 100 aasta pärast VR-i üle või varem 50 aasta pärast? Ma arvan, niikuinii on sellised asjad, mis tulevad, nagu näiteks, mis on Ready Player One või mis see film on. Ja see raamat, just, kus sa nagu paned selle VR headseti või millegi pähe vaata või astud kuhugi ruumi vaata. Ja sa reaalselt nagu oled simulatsioonis ja mängid neid mänge, kus sa ise nagu antaks sulle lihtsalt mingi korrati makk kätte, relvamakk. Ja lihtsalt ise vaata vajutad triggerit ja see nagu enda silmaga, mitte mingi headsetiga, vaid lihtsalt simulatsioonis näed, kuidas kõik asjad lihtsalt kukuvad ja asjad surevad. Kas sa seda oled kunagi mõelnud, et äkki me olemegi praegu simulatsioonis? Kindlasti on läbi käinud need mõtted. Kui ma näiteks mingi lambist kell on mingi 5 öösel, vaid YouTube'is lambist on recommendedesse, et videot elu on simulatsioon. Maybe the life is a simulation vaata, hakkad vaatama siin 25 minutit, vaatad see läbi, siis lambist klikib ära mida fuckimist vaata, siis hakkad mõtlema, et vaata. Äkki ongi nii. Samas võimalus on, aga siis hakkad mõtlema teisele poolsele, et samas äkki ma lihtsalt loll peast vaata, et ma mõtlen niimoodi, et nagu... Et lihtsalt hästi tehtud video vaata. Ja hästi tehtud vaata. Sellised hästi tehtud videosi kanalid on tohutult palju. Immersivist. Kuhu poole, selles mõttes kõigepealt nagu me rääkisime sellest, et kuhu mängud liiguvad. Võtame selle korraks uuesti, et kuhu sa arvad, et mängud liiguvad, et kuhu veel saab areneda, kuhu mängud saavad veel areneda reaalselt nagu? Nagu peamine asi, nagu mis mängudes minu arvates vajaks rohkem nagu sellist arendamist on näiteks ongi immersion. Osad mängud on sellised, uuemad on sellised,
et ei ole loading screen'e, vaata, see on kogu aeg immersion. Kõik tuleb mingi cutscene, sul automaatselt läheb see cutscene'i kaamera, läheb kohe su karakteri juurde ja sa kõnnid edasi. Ei ole mingi lambist mingi screen'i või siis on cutscene, plaksad kusagil teises kohas. Right, et sa ei saa arugi, mis on nagu cutscene ja mis on just, see on nagu asi, see oli üks asi, mis juhtus Last of Usis, kui ma mängisin seda, see oli ka süke asi, mida ma varem olen kogenud, et ma mingi vaatan seda nagu mingit cinemaatikut, mingit cutscene'i, mingi uleks käib, millal ma mängida saan, ja siis mingi ise pool pulti liigutanud, juba 5 minutit saab vaata liikuda. Ma niimoodi, Elli, jaa, mida vitsu teed, miks sa kõkitad seal, süke cutscene ongi või, mis sa kõkitad, türal jooksa, ja siis ma, fuck, ma pean ise jooksma. Ja see immersion asi, mis natuke, osad mängud juba teevad seda väga hästi, aga lihtsalt veel paremaks äkki kuidagi, nagu seda standardit veel kõrgemaks, nagu see Cyberpunk 2077, vaat kuulnud selle. Jaa, ma olen midagi kuulnud. Nagu see gameplay, mis välja lasti. Ma ei tea, kas ma seda olen näinud, ma näin mingid pilte asju. Pildid ja kontseptaabrid, see on paar kuud tagasi lasti kuradi full gameplay, mingi 40 minta välja, kus tegi paar missiooni. Ja see on ka nagu, ma ei tea, kuidas seda mängu kirjeldada, täpselt see on nagu mingi RPG selline tüübis, selline Cyberpunk, mulle ilgelt meeldib Cyberpunk teema viimasel, mulle meeldib nagu see synthwave muusika, kõik selline, see on nagu viimasele väga hakkan meeldima. Lihtsalt vaatad mingi playlistid, mis mul enamus on mingi synthwave, mingi 80, selline synthwave lihtsalt. See on nii mõnus. Ja lihtsalt on mingi wallpaper ja mingi synthwave'iga teema, see on midagi sellist. Stranger Things. Ja Stranger Things, see on mu lemmiksari. Ma väga ootan 3. seasonit. Selle teise seasoni lõpp, vaata see pall, see koolipall, vaata, kus tantsid, täna ma nutsin ju. See oli väga emotional. Nutsin lihtsalt. Aga seal teises seasonis oli üks halb episood. See, kus ta läks minema sinna, läks sinna linna. Ja mingi suvakatega oli. Suvakad. See oli mingi 7 episood, see oli... Jah, paljud ei meeldinud, jah. Kellelegi ei meeldinud. Mul tegelikult meeldis... Aga see on nagu nii nagu immersive sellega. See on nii immersive, aga ma nagu mõnes mõttes sain aru ka, miks nad seda tegid. Rohkem backstory't, vaata teistele, vaata, et äkki on rohkem selliseid. Ja see oli süke, see nagu, selles mõttes see üritas luua midagi sükest nagu Heroes sarja taolist asja, aga samas nagu ma sain aru ka sellest, et see oli sellepärast ka oluline, et näidata, et Elli nagu kasvab suureks ja ta nagu õppis midagi, ta õppis seda. Ta on siiski tüdruk, vaata, ta kasvab. Ta kasvab ja ta on kogenud midagi ja ta on fucked up asju kogenud ja siis ta nagu õppis seda, et tegelikult rohu ei ole teise pool rohelisem, et see, kus ta tuleb, see, kus ta on tõeliselt, et see, kus ta elas ja need sõbrad, kes seal olid, on ta tõeliselt sõbrad. Et nagu süke nagu emotsioon tegelikult seal tekkis, et selles mõttes, et ta ikkagi läks koju, et see kodu, see, kus ta tuleb, vaata, kus ta need sõbrad on, see on see oluline koht. Ja see linn on... Jaa, see on veits siuke Hero's Journey, ma ei tea, kas tead, mis on Hero's Journey, et stsenaristid, kui stsenaristikat õpid, siis stsenaristikas nagu filmide kirjutamisel on siuke asi nagu Hero's Journey, mis on nagu selle mingi peategelase nagu rännak ja kõik filmid tegelikult nagu selle teooria järgi räägivad ühte sama story't, ehk siis nagu, et see peategelane, ta elab läbi asju ja läheb läbi nagu mingite nagu kogemuste, nagu kogeb asju ja siis lõpuks nagu satub tagasi sinna, kus ta alustas. Et see on nagu siuke tüüpiline asi, mida tehakse alati ja ma nägin nagu seda sellena, et ta nagu pidi minema sinna välja, ta oli siuke rebel, vaata, ja mingi emo, mingi kuradi koot ja mis iganes ta oli, mingi koot on ja geto koot ja et see oli selles mõttes, minu arust see oli, mul ei olnud midagi selle vastu sellepärast, et minu arust see oli originaalne. Jah, see oli midagi teistsugust, midagi uut, see ei oodanud. Paljud inimesele meeldinud, aga need, kelle meeldis, need on täielikult try, nagu sellist fanboyd, vaata, neile meeldib kõik, mis sellega tuli. Aga kui see esimene season, kui ma avastasin selle sarja, ma mäletan, et mul oli hommikul tööpäev ja ma lammisin mingi Netflixis, vaatasin ringi, vaatan Stranger Things, väga palju head rääkinud, vaatad, see oli mingi 8 episoodil väljas või rohkem, mis ta oli. Terve lihtsalt vaatasin. Lambist on kell 8, kui olen äratus karjub. Mida fucki. Täpselt sama. Ja siis ma lähen tööle, hakkan mõtlema, mida ma just tegin, vaata. Sa hakkad mõtlema sellest loorist, vaata, kõik sellest 11-ist, kõigest sellest, mis seal toimus, sa hakkad mõtlema, millal see teine episood, ta pakkus guugeldama, vaata. Ja see täiesti magamata. Täiesti magamata. No see täiesti magamata nüüd tööpäevasin, mul on, ma ei tea kui palju. See on siuke tüüpiline gamerite asi ka, kui nagu gamerid on kõik siuksed, et neil on palju neid magamatöösid. Ja kui on ka nagu selline väga immersive, sa tuleb neid ette. Ja muidugi sa oled tööl natuke selline või koolis oled natuke selline surnud natukene, aga
viimasel ma ei ole väga palju selliseid asju teinud, nagu all-nighter'id asju, kuna vanustab peale vaata, see ei jaksa enam. Ma olen pannud muidugi mingi 3 päeva järjest üleval, kui mingi Far Cry 3 näiteks tuli. Ma panin selle ühe juti 36 tundi midagi sellist, pluss panin lihtsalt järjest. Streamisid ka või midagi? Ei, see oli mingi 2011 midagi sellist vaata. Ja siis lihtsalt pelasin, sõin, pelasin, mängu läbi, siis mõtlesin, mida ma nüüd enda eluga teen vaata. Mul oli sama Oblivioniga, Elder Scrolls Oblivion. Täitsa, see oli nagu heroiin minu sõbra jaoks, me käisime Noarootsi gümnaasiumis, see oli siuke ühikas elasime ja lihtsalt nädalavahetusel niimoodi, tavaliselt nädalavahetusel mindi koju, et see terve nädal olid koolis, seal oli ühikad ja seal Haapsalu lähedal ja siis me mõtlesime, okei, me ei lähe see nädalavahetus koju, mängime Oblivioni ja siis 3 päeva järjest lihtsalt. Meil sõpradega oli selline mäng, Arma 2 Daisy, meil oli see mäng. See, mida me mängisime kogu aeg, need moodid, mis tulid, need epohid, kus sa said baas ehitada, missioonid, asjad, mul oli väga palju all-nighted. Mul oli ükskord järjest nii, et ma olin sõbra juures enda läppariga, ma voodis mängisin, lihtsalt mingi korras mingi baas ehitus, juppe asju, ma valisin nokki, ma ärkasin kell 6 hommikul üles, läpparil põrandal maha kukkunud, tagurpidi, mu karakteri surmasand oli you are dead screen, mine perse, kuidas ma tagasi saan, pool tundi lihtsalt jooksin mingi tagasi sinna, võtsin selle enda mandi ülesse, panin baasil ja ütlesin, okei, aita, ma olen magama. Ma olin enne seda juba pannud mingi kella 5 hommikul põhimõtteliselt, ma olingi põhimõtteliselt 24 tundi just mänginud seda, kus mingi baas asju ehitasin, see oli ikka sõpradega lihtsalt panime. Mul oli sama Oblivioniga niimoodi, et ma klaviatuuri peale jäin magama, ma särkasin üles, siis mul oli karakter kuskil jooksis, kuskil pära perses, vaata, mingid elukad ajasid taga, et see head ajad, see oli haige, pole vist kunagi nii hullu sõltuvust olnud, kui see Elder Scrolls Oblivioni mängides. Nüüd pärast mõelda, sul ei olegi lihtsalt sellist, nagu üks mäng, jälle alati meeldib, mis sul on nagu selline addiction lihtsalt, mis on nagu kogu aeg mõttes, sul on Oblivion, mul on näiteks Arma 2 Daisy, sulle alati see mäng jääb meelde. Ja sa mäletad seda tunnet ka, kui see haige tunne veits. Esimest korda mängisid, tekkis see addiction selle vastu, sa lihtsalt mõtled, see oli epic, aga nüüd sa lähed sinna tagasi, sa mõtled, kuidas ma sain seda nii palju armastada, vaatad Steamis, et sul on mingi 3000 tundi, mõtled, mida ma enda eluga teinud olla taata. See on nagu, peamegi 70 päeva järjest mängid seda põhimõtteliselt, see on nagu väga rets. PC või konsool? PC, aga mul on mõlemad, aga ma arvan, et PC. Konsool on mul selle jaoks, et konsool exclusive, mul on PlayStation 4 Pro, Uncharted, kõik sellised mängud. Et nagu PC on nagu, põhimõtteliselt PC Masteris põhimõtteliselt. No mis oli esimene see, kas sa esimesena nagu väiksena konsooli või PC arvuti? Ma arvan, et kõige esimesena kokkupuudet ma tegin konsooliga vist. Ma olen nagu selline väga vana selline hardcore, ma ei tea nagu väga neid N64 neid asju, nendega ma olen väga palju kokku puutunud. Kõige esimene konsool, mille ma kokku puutusin, oli PlayStation 1. Ja seal ma puutusin kokku Spyroga. Ma väga ootan seda remasterit juba. Tuleb mingi remaster? Ja see tuleb mingi detsembris või äkki juba tuli välja see remaster. Vanad sa arvut said endale? Isikliku või esimene üleüldine isikliku enda, kus ma hakkasin põhimõtteliselt rekordi malligi siis, kui ma olin äkki 16 äkki. Aga enne seda ma perearvutis põhimõtteliselt mängisime. Nagu enda esimene gaming experience nagu arvutis, ma mäletan seda, kui ma olin 8-9 aastane ja mul algklassis oli arvuti, nagu mingi koolitööd jääks põhimõtteliselt midagi saime seal teha. Ja siis sinna oli selline mäng tõmmatud nagu mingi Commander Keen. See oli mingi 2D selline space teema, planeetil käisid, tegi mingi missioone asju seal ja see on ikka mul meeles, ma mõelnud järjest, et ma tahaks seda uuesti pelada, aga see lihtsalt nagu uutemata Windowsitega, see ei tööta lihtsalt. See on mingi pea 20 aastat vana mäng. See on nagu, mu esimene mäng oli mingi Chips ja siis oli Supaplex 3.1 või 3.0. Need kasseti mängud, need jäävad alati meelde. Aga see oli arvuti peal, see oli see DOS-i mäng. Et ma ei tea, kas konsooli Supaplex oli, aga nagu DOS-i mängud olid minu esimesed ja siis kui sa nüüd üritad mängida, siis nagu arvutid on nii kiired ja sa paned mängu käima ja mingi vaatad ühte nuppu, mingi liigub mingi välk, mingi kuradi valgus kiire. Need soundtrackid, mis seal on, vaata, need on mõelnud meelega, et okei, sul läheb täpselt 10 sekundit, kuna sul on arvuti nii saast. Mis tuled praegu see high-end arvutiga, plaks, kuuled lihtsalt mingi minisekund, kuuled mingi pininatest. See on väga rets, kui see arvuti maailm muutunud on.
Dangerous Dave oli siuke mäng, ma mäletan. Oled vaadanud mingid klippe, sest retromäng, vaata, see tuli, siis kui ma mängisin, see oli nagu mõned aastad tagasi välja tulnud alles, see oli 90-del, vaata, ja siis mingi, ma olin väike laps, mäletan, ma sittusin nagu, mul oli nii hirmus, et nagu, vaata kui imelik see, et ma mängisin mingi pikslid on ekraanil ja siis mingi vend peab minema mingisse majja ja siis igal korrusel on mingid zombid ja mingid tegelased ja siis ma pean minema ustest sisse ja sattun mingisse teise ruumi ja see oli nii õudne mu jaoks, sest ma ei olnud kunagi ükskõik asja varem näinud, see oli nii uus ma olin nagu, fuck, see on nii päris, vaata, see on nii reaalne, ma pean minema sinna majja sisse, seal on mingid zombid, ma ei julgenud mingi mängida seda. No näiteks mõtle praeguse aasta mängud on näiteks paari aasta pärast nad juba koledad välja. See on nagu väga rets. Näiteks paar aastat tagasi tuli välja see Witcher 3. 2015 tuli Witcher 3 välja. Kõik ütlesid, see on kõige ilusam mäng eales. Ja nüüd on mingi... Nüüd sa vaatad seda, see on decent, vaata. See on väga rets, kuidas see ikka muutub. Väga rets. Ajad muutuvad väga kiiresti. Mida vanemaks saad, seda kiiremaks saad läheb. Nagu näiteks nagu need nutitelefonid. See on ka väga rets. Nagu perekonni generatsioon, nutitelefonid, meie generatsioon, ma olen ka ala pooled ja 90 nagu kutt. Ma kasvasin tõesti Nokia 330-ga. Mul on vaja internetti, mul oli Snake, mida ma lihtsalt tegin ja vaatan nüüd pered, mis teevad mingi 12 aastat Tinderis. See on väga masendav. Mingid kuradi 4 aastad istuvad mõõdi nutitelefoni. Ja tööl juures näiteks üsna tihti ma näen seda, et mingi vanaema tuleb noore lapsega sööma. Ma lihtsalt näen, et laps mängib lihtsalt telefoniga, samal kui see vanaema lihtsalt vaatab teda niimoodi. Nagu sul on telefon igavesti. Su vanaema on võib-olla paari aasta pärast juba hauas vaata. Fucking masendav tegelikult. Nagu ma olen väga tõsiselt mõelnud, et kuule, sa oled enda vanaemaga siin, tegele temaga. Ta ei hinda seda selles hetkest. Ta ei hinda, jah. Pärast kui mõtlema, vaata. Ja minu generatsioonis, kui ma olin väike tatiks saala 10-11, ma olin selline, kes ma käisin ukse taga, koputasin, kuule, tule välja, vaata, lämme õue. See on lihtsalt kirjutat Facebooki, tatt, kuule, lämme jooma. Tere, kas Kaspar tohib tulla õue mängima? Koputad akna, viskad kividega, vastu akent midagi. Kas ta tohib tulla õue mängima? See on ikka väga... Ta teeb koduseid töid, ta ei tule praegu, vaata, tunni aja pärast, mingi. See on ikka väga ulme. Väga. Kuhu poole sina liigud, kus sa näed ennast 1 aasta pärast näiteks? Üleüldiselt, ma loodan, et teises töökohas, kuna... Hakkab kopati viskama. Ma olen 3,5 aastat umbes olen töötad seal ja nagu see on selline töökoht, kus sa väga ei saa nagu arendada edasi vaata. See on nagu selline, see on juba selle töökoha nii-öelda tipp vaata, sul ei ole kuhugi enam edasi minna sealt. Mis pita siis sa veel tegema hakkad, on ju? Jah, just, nagu ma tahan kuhugi mõele teisest minna, ma ei ole veel päris mõelnud kuhu, aga ma lihtsalt tahan midagi teist juba teha. Okei, midagi uut. Kus sa näed ennast 10 aasta pärast? 10 aasta pärast loodan, et kusagil arvates selleks ajaks ma olen Eestist juba minema läinud kuhugi. Nii et sa tahaksid Eestist nahku tõmmata? Kes ei tahaks, ütleme nii. Sina tahad, su näost nüüd aru näha, et türa Eesti on nii putsi saata. Kui ma olen siin natuke liiga kaua vaata, siis mul on kohe mingid mustad silmaalused, näost nagu, kahvatu. Nagu mul ema elab Saksamaal, ma olen käinud põhimõtteliselt korras käindal külas seal vaata, mõtted, türa see on nii uus vaata, nii mõnus vaata, tuled Eestis tagasi. Nagu näiteks ema väga tihti mulle rääkinud, et kui ta Eestis käib, Eestis on kõik sellised mornid vaata, mingi täiesti mingi kurvad vaata, lähed Saksamaal, kõik on sõbralikud, suhted rõõmsad, kõik on eluvõimsad vaata, tuled Eestis, kõik on mornid vaata, kõik saadab putsi sind vaata, kui midagi matsubad, saaksid, ei pole probleemi, kindlust vaata katab kõik vaata. Ma ei tea, mis siin toimub, miks on nii? Miks kõik nii masendund on? Miks ilm nii sitt on? Miks see ilm nii fucking sitt on, kas jumal vihkab Eestit? Kas päike liigub, kui sa usud, et maa on lame, kas päike on mingi väikene objekt, mis liigub ja siis läheb ringiga ümber Eesti, et kuradi mitte lähedale minna sinna? Mis toimub? Aga ma arvan, et ma tahan 10 aasta pärast vähemalt Eestis kaugemal olla. Eestist välja saamalt olla. Ma tahan nagu soojale maale. Kas just väga soojale, ma ei taha mingi kuradi Egiptus, kus on kogu mingi 40 aastat, kui selline, kus on põhimõtteliselt kogu aasta ringst mingi 20, mingi Hispaania või midagi sellist vaata. Midagi sinna laadselt tahaks päris decent minna. Ja ma tahan nagu rändama hakata. Tahan nagu reisida, näha maailma. Reisida, jah. Nagu näiteks mul on väga tihti olnud plaan, et ma tahaks Tšernobylis ära käia. Jaa. Ma olen vaadanud ühte videot, mingi Kloff, mis iganes on, üks ameeriklane käis siis tuuril seal, Tšernobylis seal kestis 2 päeva,
ja nad käisid igal pool, seal käisid Chernobyli linnas, käisid neid kortermaju uurimas, käisid seal võimles, käisid selle vaateratta juures ja siis käisid seal tuumajaamad juures. See on selline asi, mis sa pead põhimõtteliselt peagi ära tegema enne, kui see on nagu täiesti ära kaetakse. Kas sa teeksid mingit contenti ka seal videos või midagi? Ilmselgelt. See on nagu selline asi, et seal ma võiksin vabalt ennast filmida. See on nagu selline asi, et ma olen fucking siin. Jah, ma olen fucking siin, kus mingi 30 aastat tagasi mingi põhimõtteliselt tuumaplahvatus, kus inimesed tulid radiatsiooni põhimõtteliselt. Mingid mutandid ja ringi siin võib-olla. Ja see post-apokalüptiline näeb see põhimõtteliselt välja. Kõik asfaltist muru väljas. See on nagu näiteks see film, vaata. Nagu see film post-apokalüptik. See näeb väga sikk välja. Väga post-apokalüptik. Selline teema mulle väga meeldib. Nagu näiteks, mõtle, kui Tallinn oleks mingi post-apokalüptik. Näiteks kuradi Raekoja plats oleks mingi murru kasvanud näiteks. See oleks väga sikneks välja. Ja mõtle, kuradi ongi survival, vaata. Käid kusagil vanalinnas ringi, Vabaka platsil näed, inimestel on mingi putkad üleval, putkad, müüd mingi kuradi, ma ei tea, mis see kõrnis võiks olla, näiteks mingi kuradi pudelkäpsidest. Pudelikorgid. Just pudelikorgid, mingi riieta, need nööbid, vaata. Üritad mingi, ma teaks käin kusagil näiteks Radisson juures mingi kuradi kitse maha võtnud, vaata, tuleb liha müüma sinna. Ma arvan, et currency't ei oleski, see oleks naturaalmajandus. Et anna mulle need kanakoivad, ma tahan seda leiba, vaata ja nii edasi. No treidime, vaata, mul on see, et äkki tahad seda vastu vaata. Keegi, kuidas sa tekitad väärtust mingitele pudelikorkidele, kedagi kotiks, vaata, käib perse pudelikorkidega, ma tahan endale kana saada, ma tahan leiba, ma tahan seda kuradi labidat saada, mida iganes, vaata. Naturaalmajandus läks tagasi vist kõik, on ju. Aga see post-apokalüptik näeks väga huvitav välja, nii vägagi paljudele meeldiks. Ma ei tea ühtegi eetlast nagu content creative, kes tahaks käinud seal Chernobyli tuuril. See maksa ka teilt väga palju, see edasi-tagasi koos elamisega sellega, mis ma arvasin kokku, saad 5 päeva seal kokku, nagu saad niisama kaata ringi kruisida, vaadata seda Ukrainit asja. Palju maksma läheb? See oli jaala mingi 500 eurot vist äkki. Kui sa lähed, kui sa reaalselt võtad selle nagu ette endale, siis palun kutsu mind ka. Ja seal on see, et sa saad private group, sa saad kuni 10 inimest vist private gruppi kokku panna ja ta lihtsalt lähetagi käid mõlemad exclusion zone'id ära, 30 kilomeetri raadion ala, teile antakse kord need Kair counterid. Kui see piiksum hakkab, siis sa oled juba põhimõtteliselt radiatsiooni alas. Nagu seal videos, mis ma vaatasin, seal oligi nii, et seda pidi korraks tõstma, sest ta reaalselt sõitsid autoga ja sõitsid läbi ühest radioaktiivsest alast, kus tõi selle üle normaali, põhimõtteliselt mingi 8 unitit või mis iganes see on. Ja siis nad käisid kuskil metsas, mingi vana koolimaja käisid seal uurimas ja siis see, kes see YouTuber nii-öelda läks üks exploorima, põhimõtteliselt kadus ära see natukene, otsis mingi 15 minutit, kus teised kadusid. See oli nagu väga creepy. Ja filmis seda? Ja filmis seda põhimõtteliselt. Läkski nagu majja sisse, filmi on mingi, maas on mingi väiksed raamatud, vaata, keegi oli joonist, mingit natuke oli alles veel sellest, see oli väga siknegi välja. Kas sa seda ei kada, et mingi saad mingi nagu radioaktiivsust, nagu saad nagu jääd haigeks, vaata? No radiatsiooni. See oleks worth it samas. See on selline asi nagu, kui palju ikka selliseid asju ühe korda elus on. Ühe korral, see okei, kaotad võib-olla 5 aastat, vaata, enda elueast, aga vähi. No. See oleks worth it, kui saaks vähi või? Kui vähi saaks, siis mitte. Aga ma arvan, see on juba nii kuradi iga päevaga läheb aina natuke kuradi nii-öelda tervemaks. Right. Kust inimesed su videos ja livestreami leiavad? YouTube'is leiavad kes ei tea, siis YouTube'is leiab mind Ohme Remi alt, noh, nagu sa loedki OHMY Remi ja Twitch on samamoodi. Thanks, et tulid mees. Aga ikka. Kuradi jumala chill oli. Cheers. Cheers. Tahad lõpetuks midagi öelda inimestele? Kas sul on mingisugune asi sees nagu painanud, mida sa tahaksid välja öelda inimestele Eestis? Ärge mängige Fortnite'i.